Uinuv hiiglane on ärganud ja see on kõik Venemaa süü. Pärast 10 aastat alainvesteeringuid saab Saksamaast taas kiiresti Euroopa kõige võimsam sõjaline jõud. Saksamaa suurendab oma kaitsekulutusi nagu kunagi varem, kirjutab ümber aastakümneid vanad põhiseaduslikud reeglid ja investeerib maailma kõige tipptasemel sõjatehnikasse. Sellega seab Saksamaa Venemaa ja selle presidendi Vladimir Putini ette tohutu probleemi. See probleem võib tõsiselt ohustada Putini pikaajalisi plaane edasiste vallutuste osas väljaspool Ukrainat. Kuid suurim iroonia on see, et mitte midagi sellest poleks juhtunud, kui poleks olnud Venemaa agressiooni. Sest kui Venemaa 2022 aastal Ukrainasse tungis, ei olnud Saksamaa enam kaugeltki üks maailma võimsamaid sõjavägesid, nagu ta kunagi oli olnud. Pärast teist maailmasõda 1945 aasta Potsdami konverentsil, mis toimus pärast Saksamaa kapituleerumist, olid kõik liitlasriigid ühel meelel, et edaspidi tuleks Saksamaa demilitariseerida. Lääne-Saksamaa nõustus sellega, kuna poliitikud ja saksa rahvas tundsid suures osas, et see oli vähim, mida nad said teha, et heastada sõja ajal toime pandud vägivalda ja õudusi. Wehrmacht ehk Saksa armee saadeti laiali. Miljonid endised Wehrmachti liikmed kasutati sunnitööks üle Euroopa ja Nõukogude Liidu, kus nad pandi tegema selliseid ülesandeid nagu miinide koristamine ja taastamistööd. Suur osa Saksa sõjatehnikast hävitati või konfiskeeriti ning Ameerika Ühendriigid võtsid järgnevateks aastateks Saksamaa sõjalise otsustamise enda kontrolli alla. Siis algas külm sõda. Kui pinged Nõukogude Liidu ja lääneriikide vahel hakkasid kasvama, andsid USA ja tema liitlased loa Saksamaa sõjaväe Bundeswehri taasloomiseks, mis integreeriti NATO-sse ja jäi pideva USA järelevalve alla. Külma sõja haripunktis oli Bundeswehri koosseisus üle 500 000 liikme, mis tegi sellest üsna arvestatava jõu. Kuid kui Berliini müür langes ja Nõukogude Liit kokku varises, hakkas Saksamaa, nagu suur osa Euroopastki, taas oma relvajõude vähendama. Sõdurite koguarv vähenes aasta-aastalt ning koos sellega kahanesid ka Saksamaa sõjaväe üldine jõud ja võimekus. See jõudis isegi sinnamaani, et uued ajateenijad pidid harjutama harjavartega püsside asemel, sest relvi lihtsalt ei jätkunud kõigile. Armee, mis kunagi oli püüdnud kogu maailma valitseda, oli nüüd muutunud pelgaks paroodiaks ning olukord läks sealt edasi ainult hullemaks. Aastatel 2007 kuni 2017 kulutas Saksamaa, olles Euroopa rahvarohkeim ja jõukaim riik, vaid 1,2% oma sisemajanduse kogutoodangust kaitsele. Suur osa selle varustusest jäi lihtsalt tolmu koguma. Ja ühel hetkel 2018. aastal oli Saksamaa õhuväe 128 Eurofighter Typhoonist vaid 4 lahingu valmis. Julgeolek oli Saksamaa prioriteetide nimekirjas kaugel taga. See oli inimeste ja poliitikute jaoks pigem asi, millele mõeldi alles tagantjärele, kuna paljud neist arvasid, et suured sõjad ja ülemaailmsed konfliktid on nüüdseks möödas. Ja see oli levinud uskumus kogu Lääne-Euroopas. Sellised riigid nagu Prantsusmaa, Hispaania ja Ühendkuningriik tundsid end NATO liitlaste osana turvaliselt ja kindlalt, olles kaitstud maailma võimsaima sõjalise suurriigi Ameerika Ühendriikide poolt, olles veendunud, et sõja õudused ei mõjuta enam kunagi nende rahvast ega puuduta nende territooriume. Nagu Saksamaa nägid ka nemad, kuidas kaitsekulutused vähenesid ja armeede suurused aastate jooksul kahanesid. Aastaks 2022 oli Saksamaa sõjavägi nii kehvas seisus, et üks riigi juhtivaid sõjalisi mõtlejaid, kindralleitnant Alphonse Mies, tollane Bundeswehri juht, avaldas avalikult oma pettumust selle üle, kui nõrgaks tema riik oli muutunud. Ta ütles, et Saksamaa armee seisis seal enam-vähem tühjade kätega, samal ajal kui Venemaa koondas oma vägesid Ukraina piirile, lisades, et nende võimalused liitlasi toetada olid äärmiselt piiratud. See osutus tõeks, kui Saksamaa sõjavägi pakkus piinlikult Ukrainale abi vaid mõne tuhande sõjaväekiivri näol, et aidata neil end võimaliku sissetungi eest kaitsta. Mitte õhutõrjet, mitte laskemoona, rakette ega vintpüsse, vaid ainult kiivreid. Pakkumist naeruvääristati laialdaselt. Isegi Kiievi linnapea Vitali Klitschko nimetas seda naljaks. Aga see oli märk sellest, kui palju enesega rahulolu oli Saksa sõjaväkke imbunud ja kui madalale see oli langenud võrreldes oma kunagiste kõrgete tippudega. Selle õhuvägi oli sisuliselt hävitatud, kulutused olid madalad, maaväed töötasid vaid 50% valmisolekuga ning Saksamaa tervikuna oli täiesti varustamata, et mõjutada mingitki tegeliku konflikti olulisel määral. Ja siis puhkes tõsine tegelik konflikt. Venemaa tungis Ukrainasse ja Saksamaa koos oma Euroopa naabritega sai valusa äratuse. Õnneks, samal ajal kui teised riigid kõhklesid ja poliitikud arutasid ning viivitasid järgmiste sammudega, tegutses Saksamaa.
tollane kantsler Olaf Scholz teatas kohesest 100 miljardi euro suurusest erifondist, et tugevdada riigi relvajõude, lubades samal ajal Ukrainale ulatuslikku sõjalist abi tankitõrjerelvade, õhutõrjerakettide Stinger ja tuhandete liitrite kütuse näol. Oma otsust kaitstes väitis Scholz, et Saksamaa ajalooline vastutus on seista vastu Vladimir Putini tegevusele ning kaitsta Saksamaa vabadust ja demokraatiat. See tundus murrangulise pöördena. Dramaatiline ja järsk muutus sakslaste suhtumises sõjaväkke pärast aastakümneid kestnud peaaegu patsifistliku vaosoitust. Aga see osutus vaid millegi palju suurema alguseks. Sellest ajast alates oli Scholzi asendanud uus Saksamaa kantsler Friedrich Merz, kes on läinud veelgi kaugemale, suurendades kaitsekulutusi ning kiirendades sakslaste sõjalist moderniseerimist ja laienemist. Selleks on ta isegi muutnud osa riigi põhiseadusest. Aastaid sisaldas põhiseadus võlapiirangut, mis piiras rangelt summat, mida valitsus võis sõjaväe rahastamiseks laenata. See piiras tõhusalt, kui palju riik sai kulutada sõjalistele projektidele, hangetele ja laienemisele. 2025 aastal määratleti võlapiirang ümber. Kantsler Merz veenis enamiku Saksamaa parlamendis hääletama põhiseaduse muutmise poolt, et vabastada kaitsekulutused võlapiirangust. See omakorda andis Saksamaale vabaduse kulutada oma kaitsele edaspidi nii palju, kui vajalikuks peeti. See oli tohutu hetk, kultuuriline revolutsioon, nagu ütles Sofia Besch, vanemteadur Carnegie Rahuinstituudis, mis on Washingtonis asuv mõttekoda. Besch ütles, Vene sissetung Ukrainasse on tõesti muutnud seda, kuidas Saksamaa läheneb kaitsele. Kindral Karsten Breuer, Saksamaa armee praegune juht, nõustub sellega ja ütles BBC-le, me võime seda nimetada äratuskõneks. Me ei suutnud ega tahtnud seda enam jälle edasi lükata. See oli Saksamaa jaoks tohutu samm, kindlasti ka Saksa rahva jaoks. Ja see kõik juhtus mitte ainult Venemaa tõttu, vaid ka Ameerika Ühendriikide tõttu, mis president Donald Trumpi teisel ametiajal avaldas rohkem survet Euroopa riikidele nagu Saksamaa, et nad ise oma kaitsevõimet suurendaksid, selle asemel, et nii tugevalt USA-le toetuda nagu varem. Tõepoolest, 2025 aasta Müncheni julgeolekukonverentsil vaid mõned nädalad pärast Trumpi ametisse astumist pidas USA asepresident J.D. Vance kõne, milles hoiatas Euroopa liidreid, et USA ei ole enam Euroopa julgeoleku tagaja. Just see sama kõne veenis siseringi andmetel kantsler Merzi, et Euroopa riigid peavad püüdlema USA-st operatiivse sõltumatuse poole, rebides lahti doktriinidest ja süsteemidest, mis olid nende kaitse lähenemises aastakümneid nii olulised olnud. See on tohutu muutus, kuid Saksamaa ei ole raisanud aega oma plaanide korrastamisel ja vajalike sammude astumisel, et liikuda sõjalise iseseisvuse suunas. Võlapiduri ümberkirjutamine oli alles algus. Varsti pärast selle muudatuse tegemist kiitis kantsler Merz heaks tohutu 500 miljardi euro suuruse erifondi, teatades samal ajal oma kavatsusest muuta Bundeswehr kogu Euroopa tugevaimaks tavaväeks. Ja tundub, et see liigub õiges suunas, et see teoks teha. Näiteks kasvas selle kaitse-eelarve tohutult 86 miljardilt eurolt 2025 aastal 108 miljardi euroni 2026 aastal ning tõuseb veelgi, ulatudes 2029 aastaks 152 miljardi euroni. Võrdluseks, Ühendkuningriigi kaitse-eelarve peaks 2028 aastaks ulatuma 74 miljardi naelani, samas kui Prantsusmaa on lubanud 2027 aastal kulutada oma sõjaväele 64 miljardit eurot. Saksamaa kulutuste eesmärk 2029 aastaks on seega suurem kui Prantsusmaa ja Suurbritannia summad kokku, kuid on suur vahe sellel, kas raha lihtsalt kulutatakse või kulutatakse seda targalt. Mida kavatseb Saksamaa tegelikult kõigi nende miljardite eurodega peale hakata? Enne kui me sellesse sügavamalt sukeldume, see ongi põhjus, miks me The Military Show teeme, et näidata, kuidas jõud tegelikult liigub. Kui oled siin uus, vajuta telli, et sa ei jääks järgmisest osast ilma. Alati on oht, kui riik hakkab järsku tohutult palju oma sõjaväele kulutama, et osa sellest rahast võib raisku minna, või et need, kes teevad suuri otsuseid, ei oma piisavalt kogemusi või neil pole õiget infot, et teha kõige targemaid ja mõistlikumaid valikuid. Õnneks ei paista see Berliinis nii olevat. Saksamaal on tugev maine oma tõhusa ja organiseeritud suhtumise poolest peaaegu kõiges ning seni on selle asjaliku lähenemise eelised näha ka nende hangete plaanis.
Näiteks 2026 aastal saab Saksamaa õhuvägi suure uuenduse, kui vanad ja aegunud tornaadohävitajad lähevad pensionile ning need asendatakse maailma parimate hävitajatega, F-35-tega. See on oluline verstapost, kuna riik liigub lõpuks 5. põlvkonna õhuväe juurde ning F-35D võimaldavad Saksamaal mängida olulisemat ja mõjukamat rolli tuumaheidutuses nii Euroopas kui kogu NATO liidus. Ja Saksamaa ei kavatse sellega piirduda. Saksamaa võtab juhtrolli ka uue mehitamata hävituslennuki Airbus Wingmani ühisarenduses, mis pärast valmimist suudab täita erinevaid ülesandeid, sealhulgas õhuluuret, radarite segamist, õhk-õhk lahinguid ja õhk-maa rünnakuid. Tehisintellekti poolt juhitud Wingman saadab Euroopa hävitajaid nende operatsioonidel ning see peaks kasutusele võetama 2030. aastatel, kui mitte varem. Maa peal juhib Saksamaa üht oma ajaloo suurimat relvalepingut, Arminiuse projekti. Selle projekti raames võetakse Saksa armees kasutusele kuni 3000 Boxer lahingutanki ning 2 riigi suurima kaitsetööstusettevõtte Rheinmetalli ja KNDS Deutschlandi vahel jagatakse välja 40 miljardit eurot. Väga modulaarse ja kohandatava disainiga Boxerit saab seadistada peaaegu igat tüüpi maismaa operatsioonideks peaaegu igas keskkonnas. Kiire, paindlik, väga hästi kaitstud ning varustatud uusima ja parima Euroopa tehnoloogiaga on see piisavalt vastupidav, et taluda 14,5 mm laskemoona, improviseeritud lõhkeseadeldisi, IED, submoona ja muid ohte. Ja Saksa väed saavad nende sõidukitega peagi lahingusse minna, sest esimesed tarned algavad 2026 aasta lõpus ja jätkuvad kuni 2030 aastani. Ka Saksamaa õhutõrje muutub iga päevaga paremaks. Uued maismaapõhised süsteemid on saanud rahalist toetust nii Saksamaa tavapärasest eelarvest kui ka kantsler Metsi poolt välja kuulutatud 500 miljardi suurusest erifondist. Ja tasub märkida, et Berliin on samuti lubanud Ukrainale kuni 2029 aastani igal aastal vähemalt 9 miljardit eurot. See pakub uskumatut rahalist ja sõjalist toetust liitlasele, kes peab aktiivset sõda Venemaaga, samal ajal kui Saksamaa ise laiendab ja moderniseerib oma sõjaväge. Selline ambitsioon oleks tõenäoliselt enamiku riikide jaoks liiga suur samm, kuid Saksamaad ei näi see üldse heidutavat. Berliin on samuti teinud jõupingutusi, et vabaneda mõnest bürokraatiast, mis tavaliselt aeglustab hanget ja viivitab sõjaliste uuendustega. Selle valitsus võttis vastu Bundeswehri planeerimise ja hangete kiirendamise seaduse, mis peaks aitama lühendada menetlusaegu, mis on varem muutnud Saksamaa kaitsehanked nii aeglaseks ja tüütuks protsessiks. Aga tugev sõjavägi ei põhine ainult tankidel, lennukitel ja mõistlikel süsteemidel. Selleks on vaja ka inimesi. Kindral Bruveri sõnul teenib Saksamaa armees praegu 182 000 tegevteenistuses olevat sõjaväelast. See on mitu korda väiksem kui Venemaa tohutu vägi, mis koosneb enam kui 1 miljonist sõdurist. Saksamaal ei ole plaanis jõuda 1 miljoni mehe piirini. Aga Bruver tahab siiski näha, et personali arv kasvaks võimalikult kiiresti, seades optimistlikud eesmärgid. 20 000 uut sõdurit aastaks 2027 ja umbes 60 000 järgmise kümnendi jooksul. Saksamaa kavatseb oma tegevteenistuses olevat armeed täiendada ka umbes 200 000 reservväelasega, mis annab riigile peaaegu 500 000 väljaõppinud sõjaväelast, keda vajadusel appi kutsuda. Nende eesmärkide saavutamiseks on Bruver käivitanud ulatusliku värbamiskampaania, mille eesmärk on julgustada tuhandeid noori töövõimelisi mehi liituma sõjaväega. Ta ei välista ka ajateenistuse võimalust, kui värbamiskava ei too piisavalt palju sõdureid. Praegu aga tundub, et värbamine töötab. 2026 aasta veebruaris kandideeris relvajõududesse 16 100 sakslast. See on 20% rohkem kui 2025 aastal. 5300 neist kandidaatidest liitus ametlikult armeega, mis on 14% rohkem kui 2025 aastal. Ja Saksamaa kasutab oma personali aktiivselt, luues püsiva sõjalise kohaloleku Balti piirkonnas terve brigaadiga. 45. soomusbrigaad asub Leedus. Peaaegu 1200 sõdurit on Leedus juba kohal. Plaanis on suurendada nende arvu kuni 5000-ni 2027 aasta lõpuks. See ei ole lihtsalt näitamiseks, vaid on tugev märk Saksamaa üha kasvavast sõjalisest valmisolekust. Mets ise ütles, see brigaad ei ole poliitiline sümbol, vaid sõjaline panus heidutusse ja kaitsmisse. Saksamaa ehitab ka kasarmuid Valgevene piiri lähedale, mis peaksid samuti valmima 2027 aastaks, pakkudes elamispinda kuni 3000 Saksa sõdurile. Ja see saadab Putinile selge sõnumi, et Saksamaa on enam kui valmis oma piire kaitsma.
Kuid hoolimata kõigist neist edusammudest seisavad ees endiselt väljakutsed. Saksamaa ei saa aastakümnete pikkust allainvesteerimist üleöö tagasi pöörata. Nad ei saa võlukepiga vehkida ja maailma juhtivat armeed silmapilkselt esile manada. Neil on endiselt lünki, mida täita, eesmärke, mida saavutada ja takistusi, mida ületada. Neil on selgelt vaja rohkem sõdureid, näiteks, ning nad peavad jätkama jõupingutusi, et värvata nii palju inimesi kui võimalik ja nii kiiresti kui võimalik, eriti arvestades, et Venemaa edasise agressiooni oht kasvab iga mööduva kuuga. Sügavlöögivõime vallas on samuti endiselt puudujääke, kusjuures raketiekspert Fabian Hoffmann tunnistab, et Saksamaal on pika- ja sügavlöögi rakettide võimekuses tõsine puudujääk ning Berliin peab selle lahendamiseks lihtsalt rohkem pingutama. Õnneks on Saksamaa tellinud 400 Tomahawk tiibraketti, mis on suur samm õiges suunas. Kuid riigi ja kogu kontinendi ettevalmistamiseks võimaliku täiemahulise sõjaohuga Venemaaga lähiaastatel on vaja teha veelgi rohkem. Saksamaa peab samuti tagama, et tema sõjalised doktriinid ja otsustusstruktuurid oleksid ajakohastatud, kooskõlas tema relvajõududega. See peab suutma tegutseda kiiremini, reageerima ja vastama ohtudele ilma tarbetu viivituse või kõhkluseta, et tõeliselt valmistuda homsete lahinguväljade jaoks. Tõepoolest, hiljutine huvitav sõjamäng rõhutas kiire tegutsemise tähtsust kaasaegses sõjapidamises. Sõjamäng simuleeris Vene rünnakut NATO liidu vastu, kus Kreml fabritseeris väidetava humanitaarkriisi oma Kaliningradi eksklaavis, kasutades seda ettekäändena, et luua transiidikoridor enklaavi ja maismaa vahel. Seejärel saadab Venemaa väed sisse ja võtab mõne päevaga kontrolli alla ühe suure Leedu linna, samal ajal kui NATO väed on nende peatamiseks liiga aeglased. Sõjamängus iseloomustas Saksamaa enda simuleeritud vastust kõhklus ja hirm eskaleerumise ees, andes venelastele aega ja vabadust oma eesmärkide saavutamiseks. Kui selline olukord peaks kunagi päriselus tekkima, peab Saksamaa otsuseid palju kiiremini langetama, tegutsedes otsustavalt ja järeleandmatult oma liitlaste kaitsmiseks. Ka see tähistab suurt muutust Euroopa suurima majanduse jaoks. Teisele maailmasõjale järgnenud põlvkondade vältel oli Euroopa julgeoleku alus piiratud ja vaoshoitud Saksamaa. Ükski riigi naabritest ei soovinud näha, et Berliin taas relvastuks ja oleks taas võimeline teisi riike vallutama. Seetõttu nõustusid nad Ameerika järelevalvega ning lubasid Saksamaal ja endal aastate jooksul nõrgeneda. Nüüd on kõik muutumas. Ameerika kaitsekilp Euroopa kohal on vähemalt osaliselt eemaldatud, sundides kontinendi suurimaid ja rikkamaid riike hakkama iseenda eest seisma. Ja kuna Saksamaal on kõigist suurim kaitse-eelarve, saab Saksamaal olema otsustav ja juhtiv roll kontinendi kaitse tuleviku kujundamisel. Õnneks Euroopale ja kahjuks Venemaale näib kantsler Metz tõepoolest vastutust võtvat ja ülesandele vastu astuvat. Saksamaa teeb kõik õiged sammud, värbab sõdureid, kulutab rohkem raha, investeerib õigetesse varustustesse ja loob isegi alalisi kohalolekuid liitlaste territooriumil. Aeglaselt, kuid kindlalt murrab Berliin välja vaoshoituse ahelatest, mis on tema sõjaväge nii kaua piiranud. Saksa metsaline lastakse valla ja see on selline, mida isegi Venemaal on raske taltsutada. Ühendkuningriik liigub sõjajalale ja põhjuseks on Venemaa. See ei puuduta enam ainult vägesid või relvi. See tähendab kogu riigi ettevalmistamist konfliktiks. Kulisside taga elustatakse külmasõjaaegset plaani, mida uuendatakse kaasaegse sõjapidamise jaoks ja mille eesmärk on hoida Suurbritannia toimimas pideva rünnaku all. See hõlmab kõike, infrastruktuuri, tarneahelaid, tsiviilreaktsiooni ja seda, kuidas riik toimib olukorras, kus tavareeglid enam ei kehti. Kõige keskmes on dokument, millest enamik inimesi pole kunagi kuulnud, valitsuse sõjaraamat. See põhjalik dokument kirjeldab täpselt, kuidas Ühendkuningriik hakkab toime tulema uue sõjaga Venemaa vastu. Aga see pole mõeldud ainult riigi relvajõududele, vaid on strateegia vastupidavuse suurendamiseks kogu ühiskonnas. Vaatame siis, milles see salajane plaan seisneb ja kuidas see sobitub kasvavate ettevalmistustega sõjaks Venemaa vastu. Valitsuse sõjaraamatu taaselustamisest teatas Ühendkuningriigi kaitseväe juht õhuväe marssal Sir Richard Knighton Londoni kaitsekonverentsil 2026 aasta aprillis. Kui temalt intervjuus küsiti, kas Ühendkuningriik taaselustab vana valitsuse sõjaraamatu, vastas ta, ma arvan, et see on õige. Ta kirjeldas ka, kuidas see välja näeks. NATO kirjeldab konfliktile üleminekut protsessina, millel on nii sõjaline kui ka tsiviilkomponent, ütles kaitseväe juht. Tsiviilisikud, ütles ta, peavad olema teadlikud, et suhteline rahu, mida Ühendkuningriik on viimase 30 aasta jooksul nautinud, on üha suurema ohu all. Külma sõja ajal pidas Ühendkuningriik oma peamiseks ohuks Vene sissetungi või täiemahulist tuumasõda, kuid ajad on muutunud ja ka ohud on muutunud.
Nagu Knighton selgitas, nõuab see, et me hariksime end ja aitaksime elanikkonnal mõista mõningaid neist ohtudest ning aitaksime neil mõista, mida nad saavad teha riigi toetamiseks ja vajadusel relvajõudude toetamiseks. Just seda uus sõjaraamat taotlebki, tugevdada vastupanuvõimet kogu ühiskonnas, et Ühendkuningriik suudaks uues konfliktis Venemaaga võidule jääda. Knightoni sõnul tugineb uuendatud versioon külma sõja õppetundidele, kuid teeb seda tänapäevases kontekstis kaasaegse ühiskonna ja kaasaegse infrastruktuuriga. Mida see plaan siis endast kujutab? See on alles koostamisel ja nagu selle eelkäijadki, on see tõenäoliselt väga salastatud. Aga varasematest versioonidest saame aimu selle raamistikust. Algne sõjaraamat loodi Esimese maailmasõja ajal ja seda hoiti kogu 20. sajandi vältel. Kogu külmasõja perioodi peamine eeldus oli, et suurim oht on Nõukogude Liidu rünnak. Tänapäeval pole midagi muutunud, välja arvatud agressorriigi ametlik nimi. 2009. aastal veenis tuntud briti ajaloolane Peter Hennessy Ühendkuningriigi võime andma talle juurdepääsu külma sõjaaegsele plaaniversioonile. Hennessy või tema täisnimega Nimsfieldi parun Hennessy, FBA, on olnud Londoni Queen Mary ülikooli kaasaegse briti ajaloo IT professor alates 2001. aastast. Ta on sõltumatu liige Ühendkuningriigi Lordide koja koosseisus. Hennessy hämmastas sisu ning ta ütles BBC saates Today, et tõeline üllatus on selle ulatus ja mastaap. 16 peatükki, et viia riik rahuaja olukorrast täieliku sõjaolukorrani. See on märkimisväärne ettevõtmine. Nendes 16 peatükis annab dokument täpsed plaanid ja juhised sammudeks, mida briti ametnikud astuksid nii vastasseisu eel kui ka pärast pommide langemist. See käsitleb neid samme hämmastava detailsusega, eeldades, et need tuleb ellu viia vaid 7–28 päeva etteteatamisega. Plaanide kohaselt oleks riik jagatud 12 piirkonnaks, millest iga üht juhiksid laiaulatuslike volitustega valitsuskabineti ministrid. Neid abistaksid kõrged sõjaväelased, politseiülemad ja kohtunikud, kes kõik asuksid punkrites. Teised kõrged ametnikud oleksid taandunud keskvalitsuse varjendisse Cotswolds'i all. Nendest kaitstud positsioonidest oleks loodud täiesti uus, kohalik, regionaalne ja keskvalitsuse süsteem. Parlament võiks hääletada sisuliselt enda kaotamise poolt, asendades tsentraliseeritud demokraatliku valitsuse piirkondlike volinike süsteemiga. Need oleksid ministrid, kellel oleks absoluutne kontroll ühe nüüdseks detsentraliseeritud Ühendkuningriigi piirkonna üle, sealhulgas õigus kinnitada surmaotsuseid. Sõjaraamatu köited ja Q's arhiivid sisaldavad ka ulatuslikke toimikuid selle kohta, kuidas sulgeda kiirteid, kuidas varuda toitu ning kuidas kehtestada sõjaaegseid ringhäälingu korraldusi. Dokumendid kirjeldavad üksikasjalikult toitlustuskorraldust, vajadust hoida suuri põhitoiduainete varusid ning annavad põllumeestele juhiseid, kuidas kaitsta oma kariloomi kiirguse eest. Ulatuslikud varud, laovarud ja rajatised tuli ette valmistada sõjale ülemineku toetamiseks. See hõlmas hädaolukorra toitlustusseadmeid ellujäänute jaoks, sealhulgas põhitoiduaineid, mida hoiti 65 puhverlaos üle kogu riigi. Enamik kommunaalteenuste ettevõtteid hoidis sõjavaru. Näiteks British Telecom ehk BT omas hädaolukorra ladusid, kus hoiti varusid kaablite ja postide näol, mida sai kasutada sidevõrkude taastamiseks. Paljudel kohalikel BT keskjaamadel olid samuti kohapealsed laod ja toiduvarud, samuti hädaolukorra tellised ajutise kiirgusvarjendi ehitamiseks. Need moodustasid osa ulatuslikust ja väga vastupidavast sideinfrastruktuurist, mis oli kogu Ühendkuningriigis välja ehitatud. See infrastruktuur hõlmas tugevdatud rajatisi, maa-aluseid punkreid, mikrolainetorne ja hädaolukorra võrke, mis olid loodud tuumakatastroofis hävinenud linnadest mööda minema. Plaanid läksid isegi nii kaugele, et kunstiväärtused viidi Londonist Šotimaale, haiglad tühjendati kõigist peale kõige raskemalt haigete ning kehtestati täielik infokontroll ehk tsensuur. Tõepoolest, nagu meenutab endine riigiametnik Sir David Omand, kes oli planeerimises osalenud, minu lemmikmeede, mis alati palju arutelu tekitas, oli tsensuuri kehtestamine erakirjavahetusele. Võite ette kujutada, et ministrid olid nõus selle meetme kirja panema alles viimasel hetkel, kui oli selge, et sõda on vältimatu. Me võiksime jätkata lõputult. Sõjaraamatu detailsus on tõeliselt hämmastav. Muidugi, kuna sõjapidamise olemus ja Ühendkuningriigi ees seisvad ohud aastate jooksul muutus ka sõjaraamat. Regulaarsed harjutused, mis põhinesid sellel raamatul, toimusid iga 2 aasta tagant kõrgemate riigiametnike nagu Omandi juhtimisel, mida toetasid igapäevased sisemised briifingud ja pidevad riiklikud valmisolekuprogrammid, näiteks toidu ja varjendite ehitusmaterjalide ladustamine. Sõjaraamatu põhjal sobivate meetmete säilitamise, täiendamise ja rakendamise protsess jätkus aastakümneid.
sõjaraamatus toodud meetmed said osaks Suurbritannia igapäevaelust. Ja siis, niisama lihtsalt, lagunes Nõukogude Liit ning Suurbritannia peamine oht taandus enam-vähem ebaoluliseks. Koos sellega kadus ka Ühendkuningriigi keskendumine sõjaks valmisolekule. Põhinumbrid räägivad enda eest. 1950-ndatel moodustasid valitsuse kulutused rahvatervisele umbes 3% SKP-st. 2020 aastaks oli see umbes 12%. See-eest langes kaitsekulutuste osakaal SKP-st 1950-ndate keskpaiga ligi 8%-lt tänaseks umbes 2,3%-ni. Mis on selle tulemus? Sõjalisest vaatenurgast, nagu on öeldud praegune Ühendkuningriigi kaitseminister John Healey ja tema eelkäija Ben Wallace, on Ühendkuningriigi relvajõud aastate pikkuse alarahastamise tõttu tühjaks tehtud. Oma võimsuse tipul oli Briti impeerium maailma kõige võimsam riik, hegemoon, kelle impeerium valitses veerandi maailma elanikkonna ja veerandi maismaa üle. Briti merevägi, mis oli peamine jõu projitseerimise vahend üle maailma, oli suurem kui järgmised 2 suurimat mereväge kokku. Ühendkuningriigi regulaarsete relvajõudude kogusuurus oli 1990 aastal umbes 305 000 kuni 311 000 inimest, mitte 150 000. Lisaks ei olnud see jõud poole väiksem kui 1980 aasta jõud, mis oli umbes 327 000. Tundub, et stsenaarium ajas segamini kogu relvajõudude suuruse ja ainult Briti armee suuruse, mis oli 1990 aastal umbes 152 000 inimest. Tõsi küll, Ühendkuningriiki peetakse endiselt maailma 6. kõige võimsamaks sõjaliseks jõuks, jäädes alla USA-le, Venemaale, Hiinale, Indiale ja Lõuna-Koreale. Selle tuumaarsenal, ulatuslik ülemaailmne baasivõrgustik, kaasaegne relvastus ja püsiv pehme jõud tähendavad, et väga vähesed riigid suudavad konkureerida hoolimata selle langusest. Siiski on numbrid ebameeldivad. 1980-ndatel oli armeel üle 1000 põhilahingutanki. Täna on neid umbes 200, millest võib-olla pooled on töökorras. Võrdluseks, Venemaa on Ukrainas juba kaotanud üle 4300 tanki. Kuninglik merevägi on saanud mõned sõnalised rünnakud president Donald Trumpilt, kes kirjeldas selle 2 lennukikandjat HMS Prince of Walesi ja HMS Queen Elizabethi kui mänguasju, mis on liiga vanad ega tööta. Ühendkuningriigi kaitseminister Luke Pollard lükkas Trumpi väite tagasi, öeldes, ei, meil on tugev kuninglik merevägi. Aga Trumpil on mingil määral siiski õigus. Sageli öeldakse, et kuninglikul mereväel on rohkem admirale, 40 kui sõjalaevu, umbes 13. Ja kuigi nende 2 lennukikandjat on mõeldud 36 hävituslennuki jaoks, pole kumbki neist kandnud rohkem kui 18, kuna sobivaid lennukeid napib. Nüüd, alates külma sõja lõpust kuni 2022 aasta alguseni, ei olnud Briti relvajõudude võimekuse kärpimine tavalise Briti jaoks eriti murettekitav, välja arvatud teatud väiksemates ringkondades. Enamik inimesi tundub olevat üsna rahul sellega, et valitsus kulutab rohkem avalikule tervishoiule ja teistele avalikele teenustele, isegi kui see tuli eufemistlikult saledamaks nimetatud sõjaväe arvelt. Lõppude lõpuks, kui Venemaa oli nõrgenenud ja islamistlike džihadistide terrorirünnakute oht suures osas kontrolli all, olid vahetud ohud Suurbritannia julgeolekule peaaegu kadunud. Sõjaraamatutesse kirja pandud hoolikas planeerimine pandi riiulile tolmu koguma ning sõjaaegse vastupidavuse arendamise mõte kadus suuresti nii avalikust kui ka eraarutelust. Aastakümnete jooksul hoolikalt koostatud, harjutatud ja täiendatud põhjalikud ettevalmistused olid teinud Ühendkuningriigist ühe kõige paremini konfliktiks valmis oleva riigi. Aga see ei olnud enam tähtis. Rahuajad olid saabunud ja tundus, et need jäävadki kestma, või vähemalt nii paistis. Siis tungis Venemaa 2022 aasta veebruaris Ukrainasse ja Vene oht heitis taas oma pahaendelist varju Briti saartele. Sõja ajal on Ühendkuningriik olnud muidugi üks Ukraina kõige aktiivsemaid liitlasi. Veebruarist 2022 kuni veebruarini 2026 on Ühendkuningriik lubanud Ukrainale vähemalt 21,8 miljardit naela, mis on umbes 29,5 miljardit dollarit. Sellest peaaegu 60% ehk 17,6 miljardit dollarit on olnud otsene sõjaline abi ning lisaks on igal aastal kuni 2030-2031 aastani või nii kaua kui vaja lubatud veel 4,06 miljardit dollarit. Ühendkuningriik on samuti koolitanud Ühendkuningriigis üle 62 000 Ukraina sõjaväelase operatsiooni Interflex raames. Murranguline lahinguvälja tehnoloogia jagamise leping allkirjastati 2025 aasta juunis ning Ukraina ja Briti ettevõtete ühisettevõtete raames toodetakse üha rohkem droone Ukrainale.
Ukraina ettevõtte Skytoni ja Ühendkuningriigi Prevail Partnersi koostöö eesmärk on suurendada lahingutes testitud Skytoni Raybird drooni tootmist Prevaili Ühendkuningriigis asuvates tootmisüksustes. Samal ajal alustati Ühendkuningriigis 2026 aasta jaanuaris uues Mildenhalli tehases Ukraina Octopus 100 püüdurdroonide masstootmist teise Ühendkuningriigi ja Ukraina ühisettevõtte Project Octopus raames. Seda tehast, mida haldab Ukraina tootja Ukra Spec Systems UK, on eesmärgiks toota 1000 droone kuus. Esimesed droonid saadeti Ukrainasse testimiseks 2026 aasta jaanuaris ning teatati edukatest lendudest. Kas oled väsinud nägemas samu lugusid ja sama kulunud analüüsi igal sõjauudiste kanalil? Siin saates Sõjasaade läheme sügavamale, paneme lood konteksti ja selgitame, miks need olulised on. Seega telli kanal, et sa alati täpselt mõistaksid, mis toimub ja miks. Nüüd, arvestades seda suurt sõjalist kaasatust, mida me just kirjeldasime, rääkimata diplomaatilisest, rahalisest ja humanitaarsest abist, mida Ühendkuningriik on Ukrainale andnud, pole üllatav, et venelased suhtuvad sellesse kõigesse üsna negatiivselt. Tegelikult näib, et Venemaa mured Ühendkuningriigi pärast on muutunud lausa paranoiaks. Pärast Ukraina julget operatsiooni Ämblikuvõrk 2025 aasta juunis süüdistas Venemaa suursaadik Ühendkuningriigis Andrei Kellin Ühendkuningriiki selles, et nad olid seotud mitmesuunalise rünnaku korraldamisega Venemaa strateegilistele lennuväljadele. Intervjuus Sky Newsile ütles ta, et operatsiooni edukus nõudis juurdepääsu kõrgtehnoloogilistele georuumilistele andmetele, mida omavad vaid Ameerika Ühendriigid ja Ühendkuningriik. Ta ütles, et USA on osalust eitanud, kuid Ühendkuningriik ei ole seda teinud. Me teame väga hästi, kui palju London on seotud, kui sügavalt on Briti väed kaasatud Ukrainaga tehtavasse koostöösse, lisas ta. Mõni kuu hiljem läks Venemaa SVR luureagentuur veelgi kaugemale, väites, et Ühendkuningriik on maailma suurim sõjasüütaja ja õõnestab aktiivselt Trumpi katset rahu üle läbi rääkida. On aeg nad paljastada ja saata reeturlikule Albionile ja selle eliidile selge signaal. Teil ei õnnestu, teatasid nad ähvardavalt. Sellele üha agressiivsemale Vene retoorikale lisanduvad üha sagedasemad teated Venemaa halli sõjapidamise ehk hübriidsõja operatsioonidest üle Euroopa ja Ühendkuningriigis. Nende hulka kuuluvad küberrünnakud, majandussurve, desinformatsioonikampaaniad, droonide sissetungid, sabotaaž ja taristu häirimine. Viimati süüdistas Ühendkuningriik Venemaad salajase allveelaeva operatsiooni läbiviimises, mis ohustas Ühendkuningriigi veealuseid kaableid ja torusid. Briti kaitseministri John Healey sõnul kestis operatsioon üle kuu, kuigi lõpuks ei saanud ükski kaabel kahjustada. Kuid koos liitlastega jälgis Ühendkuningriik selle operatsiooni kulgu kogu teekonna vältel, milles osales 3 Vene allveelaeva, 1 Akula-klassi allveelaev ja 2 Gugi süvaveeuuringute peavalitsuse luureallveelaeva. Peale satelliidipildi, mis näitab 3 laeva lahkumist Venemaa Olenia sadamast väidetavalt Suurbritannia vetesse suundumas, ei ole nende väidete toetuseks esitatud ühtegi kindlat tõendit. Venemaa lükkas selle väite tagasi, öeldes, et seda pole võimalik ei uskuda ega kontrollida, mis näibki olevat selle väite eesmärk. Võetuna eraldiseisvana võid neil olla oma tõetera sees, kuid see pole üksikjuhtum. Potentsiaalseid või tegelikke Venemaa sabotaaže kriitilise taristu vastu, küberrünnakuid, droonide sissetunge ja muid sarnaseid hübriidsõja provokatsioone näib kindlasti olevat üha rohkem. Nii et on arusaadav, miks üha rohkem Euroopa ja Briti ametnikke on veendunud, et kui Venemaa saab Ukrainas oma asjad aetud, pöörab ta oma agressiivsed kavatsused NATO poole. Ja hoiatused on muutunud järjest sagedasemaks ja karmimaks, kui sõda Ukrainas on edasi arenenud. Näiteks kindral Sir Rowley Walker, Briti armee staabiülem, hoiatas 2025 aasta mais, et oht NATOle on reaalne ja rõhutas, et tulevaseks Venemaa agressiooniks valmistumiseks pole aega piisavalt. Hiljuti ametisse nimetatud Briti luureagentuuri MI6 juht Blaise Metroweli kirjeldas Venemaad oma esimeses avalikus kõnes 2025 aasta detsembris kui agressiivset, ekspansionistlikku ja revisionistlikku riiki, väites, et Putin soovib Ukrainat allutada ja NATOt ahistada. Naitinise ütles 2025 aasta detsembris, et olukord on ohtlikum, kui ta oma karjääri jooksul kunagi kogenud on. Ta kutsus üles ühiskonnaülesele lähenemisele riigikaitsele kasvava ebakindluse ja ohu tingimustes, rõhutades suurenenud tõenäosust, et Venemaa tungib kallale mõnele NATO riigile. Nüüd toob sõjaraamatu taaselustamine selle üleskutse kindlalt reaalsusesse. Ühendkuningriik on juba astunud olulisi samme oma relvajõudude ümberkorraldamiseks ja viia need võimalikult kiiresti sõjaaegse valmisoleku seisundisse tagasi.
kaitsekulutused on kasvamas. Sir Keir Starmeri valitsus on võtnud kohustuse tõsta kaitsekulutused 2027. aastaks 2,7%-ni SKP-st, mis teeb kokku umbes 270 miljardit naela ehk 365 miljardit dollarit. Sellele järgneb tõus järgmise parlamendikoosseisu ajal 3%-ni ja 2035. aastaks 3,5%-ni. Avalikustati uus riiklik kaitsestrateegia, mis toob Venemaa esile kui Ühendkuningriigi peamise ohu ning kriitilist 10-aastast kaitseinvesteeringute plaani oodatakse paljudel juhtudel kannatamatult. Sõjalises vallas liiguvad asjad kiiresti, kuid mitte ainult sõjavägi ei pea olema sõjaks valmis. Sõda mõjutab kogu riiki, valitsust, ettevõtteid ja tavalisi inimesi. Ja kui Ühendkuningriigi sõjavägi oma sõnul pole praegu sõjaks valmis, siis Briti ühiskond on veelgi vähem ettevalmistatud. Seepärast ongi uus sõjaraamat nii oluline samm. See tähistab põhimõttelist muutust kaitselt vastupidavusele. Sellel erinevusel on kaugele ulatuvad tagajärjed. Kaitse seisneb ohtude tõkestamises, samas kui vastupidavus eeldab, et mõned ohud tabavad ning keskendub nende mõju talumisele ja taastumisele. Külma sõja ajastu sõjaraamatud käsitlesid kahte peamist ohtu, tuumasõda ja tegeliku Venemaa vägede sissetungi Ühendkuningriiki. Meetmed vastupidavuse parandamiseks põhinesid seega nendel ohtudel. Tänapäeva sõjaraamat peab toime tulema täiesti uue ohuspektriga, alates küberründest ja läbilõigatud veealustest sidekaablitest kuni rünnakuteni kaugmaa drooni ja raketiparvedega. Nightoni sõnul on uue lähenemise keskmes kriitilise riikliku taristu nagu elektrijaamade ja veevarustuse kaitsmine. Kui me mõtleme oma vee, elektri või transporditaristu uuendamisele, peame arvestama vaenlase tegevuse ohuga, mis ületab sõjaläve, mitte ainult hübriidohuga, ütles ta. See nõuab, et me hariksime end ja aitaksime elanikkonnal mõista mõningaid neist ohtudest ning selgitaksime, mida nad saavad teha riigi ja vajadusel ka relvajõudude toetamiseks, lisas ta. Kuid võib-olla kõige kõnekam on tema märkus, et vastupidavuse suurendamise protsess nõuab teistsuguste valikute ja prioriteetide seadmist. Avaldus viitab sellele, et vastupidavus võib tähendada mõningaid põhimõttelisi muudatusi eluviisis Ühendkuningriigis, sealhulgas selliseid, mis võivad paljudele olla raskesti vastuvõetavad. Alles jääb näha, kas uus sõjaraamat on sama põhjalik kui selle eelkäijad. Võib-olla suudavad tehisintellekt ja muud kaasaegsed tehnoloogiad lihtsustada protsessi, mis oli kõigi hinnangul aeganõudev ja kulukas. Lisaks kriitilise taristukaitse tugevdamisele hõlmab uus plaan tõenäoliselt ka kodumaise tootmisvõimekuse suurendamist, eriti kaitse- ja energeetikasektoris. Nagu sõjaraamatu varasemates versioonides, on vaja palju suuremat koostööd tööstuse ja valitsuse vahel. Veelgi vastuolulisem on see, et tuleb reservi ja mobilisatsiooniraamistikud peaaegu kindlasti ümber vaadata. Ajateenistust võidakse kaaluda ning võib-olla kõige olulisemana on vaja ulatuslikke avalikkuse teavituskampaaniaid riikliku julgeoleku riskidest. Koos nendega võib oodata kasvavat infokontrolli ja tsensuuri. Nagu Venemaa praegu kogeb, kuna Moskva blokeeris sõnumirakenduse Telegram, mis põhjustas avalikkuses suurt pahameelt, ei võeta selliseid meetmeid hästi vastu isegi sõja ajal. Kuid võib-olla kõige olulisem muutus on psühholoogiline. Sõjaraamatu taaskehtestamisega ei valmistu Ühendkuningriik lihtsalt sõjaks. Paljuski määratleb see ümber, mida tähendab julgeolek 21. sajandil. Muidugi ei ole Ühendkuningriik sugugi ainus, kes kohaneb uue mitmekihilise ülemaailmse ohukeskkonnaga. Sellised riigid nagu Rootsi, Soome ja Saksamaa on avaldanud hädaolukorra valmisoleku juhendeid, soovitades kodanikel varuda toitu, vett ja ravimeid. Prantsusmaa valmistub avaldama uut 30-leheküljelist tsiviilkaitse käsiraamatut, kuigi ametnikud kinnitavad, et see ei ole otseselt sõjaga seotud. Saksamaa on samuti uuendanud oma hädaolukorra valmisoleku soovitusi, soovitades inimestel varuda 10 päeva jagu esmatarbekaupu. Poola on rajanud piirirajatised ja toonud koolidesse tulirelvade kasutamise koolituse. Ja sellised riigid nagu Leedu ja Eesti korraldavad ulatuslikke sõjalisi ja meditsiinilisi hädaolukorra õppusi, valmistavad haiglaid ette sõjaajaks ning varuvad olulisi meditsiinitarbeid. Kuigi vähesed on läinud sama kaugele kui Ühendkuningriik oma sõjaraamatuga, on kogu Euroopas selgelt näha uut kaitsehoiakute mudelit. Selles uues mudelis ei ole sõda sündmus, vaid seisund. Rindejoon ei ole koht, vaid süsteem ja osalejateks ei ole ainult sõdurid, vaid kogu ühiskond. Ja see muudab kõike, sest kui rahvas kord niimoodi oma mõtteviisi muudab, ei pöördu see kergesti tagasi. Kui sa elad mõnes suures Ühendkuningriigi linnas ja hakkad paanitsema Venemaaga peagi puhkeva sõja võimaluse pärast, siis ära tee seda. Sõjaks valmistumine ei tähenda tingimata, et see ka juhtub. Nagu ladinakeelne vanasõna ütleb, si vis pacem para bellum, kui tahad rahu, valmistu sõjaks.
Asi ei ole selles, et Ühendkuningriik ja teised Euroopa riigid hakkaksid nüüd tõsiselt riigikaitse ja vastupidavuse peale mõtlema, sest nad ootaksid sõda kohe-kohe. Praegusel hetkel on sama palju tõendeid selle kohta, et kõik need hoiatavad hüüded Venemaa peatsest rünnakust on ajendatud kasumlikest kaitsehankelepingutest kui sellest, et Venemaal oleks tõsine kavatsus rünnata. Sõda võib olla kohe algamas, aga võib-olla ka mitte. Sellised vastupanuvõimet suurendavad sammud nagu sõjaraamatu tolmust puhtaks pühkimine näitavad tegelikult seda, et Ühendkuningriik ei eelda enam, et rahu on stabiilne ja usaldusväärne. Arvestades kasvavaid pingeid ja sõjalisi puhanguid üle maailma, oleks naiivne arvata teisiti. Ja kui riik, eriti nii võimas nagu Ühendkuningriik, lõpetab stabiilsuse eeldamise, hakkab ta käituma teisiti. Ta hakkab üles ehitama vastupanuvõimet. Hispaanial on nüüd küllalt. Ta on jälginud, kuidas Putini väed üritavad Ukrainas märatseda juba üle 4 aasta ning on kogu sõja vältel Ukrainat toetanud. Nüüd on Hispaania andnud hävitava löögi. Oma viimase abipaketiga on Hispaania andnud Ukrainale täpselt seda, mida on vaja, et tulla toime Vene õhuohuga ja aidata Ukrainal läbi viia vasturünnakuid maapinnal. Putin on nüüd muutunud jõuetuks ja see on kõik tänu sellele, et Hispaania annab Ukrainale täpselt seda, mida neil vaja on. Uudis tuli välja 22. aprillil. Hispaania kavatseb Ukrainale tarnida 100 Vamtaki soomustatud taktikalist sõidukit koos täpsustamata koguse 155 mm suurtüki mürskudega. Ukraina kaitseministeerium teatas saadetisest ametlikus pressiteates, öeldes, et see algab mais pärast kohtumist Ukraina kaitseministri Mihhailo Fjodorovi ja tema Hispaania kolleegi Margarita Roblesiga. Ukraina pool tänas Hispaaniat otsuse eest eraldada 2026 aastal 1 miljard eurot abi. Kohtumise käigus arutasid pooled nende ressursside kõige tõhusamat kasutamist vastavalt Ukraina prioriteetidele, teatas ministeerium, avaldades, kui palju Hispaania on 2026 aasta lõpuks Ukraina abistamiseks kulutanud, on 1 miljard eurot, ligikaudu 1,15 miljardit dollarit. See tähendab, et tegemist on märkimisväärse abipaketiga, nii varustuse osas, mida Ukraina saab, kui ka raha osas, mille Hispaania on sellesse panustanud. Robles lisas oma osa Putini ja tema vägede kritiseerimisse. Pravda andmetel avaldas ta, et rohkem kui 9000 sõdurit saavad Hispaania vägedelt väljaõpet aprilli lõpuks. Ta lisas ka väga konkreetse sõnumi Putinile selle kohta, mida Hispaania nende sammudega teeb. See koostöö näitab meie riigi pühendumust demokraatlike väärtuste, vabaduse ning õiglase ja püsiva rahu kaitsmisele. Tõlkes tähendab see, Putin, sa oled liiga kaua oma õnne proovile pannud ja on aeg Ukrainast lahkuda. Siin läheb Putini jaoks asi tõsiseks. Relvad, mida Hispaania hakkab alates maist tarnima, ei ole lihtsalt tema ladudest võetud ülejäägid. Need on relvad ja sõidukid, mida Ukraina vajab väga konkreetsete ohtude tõrjumiseks, mis tähendab, et need on hoolikalt välja valitud ja Ukraina jaoks ettevalmistatud. Näete, miks, kui me läheme täpsemalt Vamtaki juurde, aga anname teile väikese vihje selle sõja aspekti kohta, kus see sõiduk kõige rohkem silma paistab. Enne Fjodorovi ja Roblesi kohtumist oli Hispaania teinud Ukrainale veel ühe tarmet. 30. märts tõi uudise, et Hispaania oli saatnud Ukrainale 5 Patriot PAC-2 püüdurraketti, millest igaühe väärtus on 3–4 miljonit dollarit. See üleandmine toimus ajal, mil Ukraina seisis silmitsi kitsaskohaga oma Patrioti rakettide varudes, mille oli põhjustanud suurenenud nõudlus nende rakettide järele pärast operatsiooni Eepiline raev. Hispaania andis Ukrainale olulise õhutõrje ajutise lahenduse, kandes raketid üle omaenda suurtükiväeüksustest. 100 Vamtak sõidukiga on see andnud tohutu panuse Ukraina õhutõrjevõrku. Meie kirjeldus Vamtakist kui soomustatud taktikalise sõidukina ei anna tegelikult täielikku ülevaadet sellest, mida see varustus suudab pakkuda. Aga et mõista, miks see nii on, peame süvenema teise varustusse, mida Ukraina on kasutanud oma taeva kaitsmiseks. Suurbritannias toodetud Rapid Ranger on suure osa sõjast mänginud Ukrainas võtmerolli. See platvorm, mis on mobiilne, automatiseeritud ja loodud õhust tulevate ohtude, nagu droonide hävitamiseks väga lähedalt, pakub täielikku 360-kraadist olukorra teadlikkust kõikjal, kuhu see paigutatakse. See on samuti modulaarne. United 24 Media märgib, et Rapid Rangerit saab varustada erinevate radaritega, mis võimaldavad sellel töötada nii iseseisvalt kui ka osana laiemast õhutõrjevõrgustikust. Lisaks saab sellele paigaldada panoraamse infrapunaanduri, mis võimaldab tuvastada sihtmärke kaugemal kui Rapid Rangeri tavapärane 15 kilomeetri ehk 9,3 miili ulatus. Rapid Ranger kasutab sihtmärkide tabamiseks ka Martlet kergeid mitmeotstarbelisi rakette ehk LMM. See rakett suudab tabada lähenevat ohtu kuni 7 kilomeetri ehk 4,3 miili kauguselt. Ja see kasutab sihtmärgi tabamiseks infrapuna- ja laserjuhtimise kombinatsiooni, et tagada otsene tabamus. See kehtib isegi siis, kui läheneval sihtmärgil on madal soojusjälg, mis on sageli nii Venemaa kaugmaa ründedroonide puhul.
Ukrainal on neid rakette palju. Nad said sadu neist peaaegu pool aastat enne tähtaega, juba oktoobris, ning tõenäoliselt saavad nad lähikuudel Ühendkuningriigilt veel sadu rakette juurde. See kõik on tore, võite mõelda. Aga mis pistmist on sellel kõigel VAMTECiga? Üks lause United 24 meedia raportist paljastab kõik. Ukraina teenistuses paigaldatakse Rapid Ranger üksused sageli Hispaanias toodetud Urro VAMTAC taktikalistele sõidukitele, mis suudavad saavutada kuni 135 kilomeetrit tunnis ja kiiresti ümber paikneda suurte vahemaade taha, teatab väljaanne. Ja just nii saab kõik selgeks. Hispaania pole Ukrainale lihtsalt suvalisi sõidukeid andnud. See kavatseb tarnida 100 lahingutest tõestatud sõidukit, mis sobivad kokku ühe kõige olulisema õhutõrjesüsteemiga, mida Ukraina on kasutanud Venemaa droonide ja rakettide tõrjumiseks. Ühendkuningriik tarnib õhutõrjesüsteemid ja raketid. Hispaania annab raketid, mis muudavad selle õhutõrjesüsteemi uskumatult võimsaks ohuks Putini õhurünnakute kampaaniale. See on kaheosaline hoop, mida Putin oleks pidanud ette nägema. Lõppude lõpuks on just sellist koostööd ja süsteemide integreerimist oodata kahelt NATO partnerilt, kelle ühine eesmärk on aidata Ukrainal võidelda Putini türannia vastu. Vaatame nüüd lähemalt VAMTACit ennast. Ühendkuningriik tunnistab kindlasti, kui väärtuslik on Hispaania sõiduk. 2025 aasta augustis avaldas Army Recognition, et Ühendkuningriik teatas 2024 aasta juulis plaanist osta Hispaaniast rohkem VAMTEIs. Miks? Selleks, et saaks neile paigaldada Rapid Rangeri õhutõrjesüsteeme, täpselt nagu me praegu näeme Ukrainas tehtavat. VAMTAC on selle töö jaoks ideaalne sõiduk. See on umbes võrreldav USA Humvee'ga. Tegemist on nelikveolise sõidukiga, mis on loodud pakkuma maksimaalset liikuvust erinevatel maastikel. Kuigi VAMTAC tuli turule 90ndate lõpus, on seda aastate jooksul mitu korda uuendatud, mis viitab modulaarsele ülesehitusele, mis võimaldab kasutajal sõidukit oma vajaduste järgi kohandada. Sõiduk, mis algselt oli mõeldud vägede transpordiks, erioperatsioonideks ja luureks, on nüüdseks arenenud õhutõrjehiiglaseks, mida saab varustada süsteemidega, mis suudavad tulistada nii LMM-e kui ka kiirelennulisi rakette ehk HVM-e. Adja, VAMTAC ei ole mõeldud ainult õhutõrjeks. See sõiduk on relvastuse poolest uskumatult mitmekülgne. Lisaks Rapid Rangerile ja sarnastele õhutõrjesüsteemidele saab VAMTACile paigaldada 7,62 mm kuulipilduja, 40 mm granaadiheitjaid, 81 mm miinipildujaid või 106 mm tagasilöögita kahuri. Ukraina saab sellele paigaldada ka tankitõrje juhitavaid rakette, luues sisuliselt väga mobiilse tankitapja, mis suudab Venemaa metallist koletiste ümber tiirelda ja enne nende mängust eemaldamist neile võimsa lõhkeaine annuse anda. Liikuvuse osas oleme juba maininud, et VAMTAC suudab saavutada tippkiiruseks 135 kilomeetrit tunnis, mis on peaaegu 84 miili tunnis. See on soomusmasina kohta kiire. Kütusepaak annab sellele 600 kilomeetri ehk 372 miili sõiduulatuse, mis on samuti oluline õhutõrje seisukohalt. See tähendab, et Rapid Rangeriga varustatud VAMTAC saab saata ühte kohta, tulistada oma raketid välja ja seejärel sõita miile, et jõuda järgmisesse kohta sama tegema. Lumi, muda, jää, liiv ja kivine maastik ei suuda samuti VAMTACit peatada. See suudab põgeneda või liikuda järgmisse asukohta, ilma et peaks muretsema millegi külge kinnijäämise pärast, mis muudaks selle Vene vasturünnakule haavatavaks. Ja kuidagi läheb asi veel paremaks. Kalded ei ole samuti probleemiks. VAMTAC suudab sõita kuni 70% kallakutel. See suudab ületada vett, mille sügavus on standardvarustuses 750 mm või eriettevalmistusega kuni 1500 mm. See on peaaegu 1,5 meetrit vett, mis ei suuda selle Hispaania sõiduki teele ette jääda. Kõik, mida me sellega öelda tahame, on lihtne. Hispaania annab Ukrainale 100 kõige mitmekülgsemat soomukit, mida liitlased pakkuda saavad. Ära unusta 155 mm suurtükimürske. Kahjuks ei ole ei Ukraina kaitseministeerium ega ükski Hispaania viimaste annetuste raportites täpsustanud, kui palju neid mürske Ukraina saab. Need mürsuud sobivad mitmete lääne suurtükisüsteemidega, mis Ukrainal on, lisaks Ukraina enda välja töötatud Bodana iseliikur suurtükile. Jällegi näeme integratsiooni ja koostööd. Kõigepealt olid need Ühendkuningriigi õhutõrjesüsteemid Hispaania sõidukitega, siis Hispaania suurtükimürsud Ukraina suurtükisüsteemidega. Siin näeme Hispaania ja Ukraina vahelise suhte tugevnemist, mis oli juba varem väga tugev. Nüüd ehitatakse juba olemasolevale vundamendile edasi, kuid enne kui selleni jõuame, peame süvenema sellesse, mida see viimane tarnimine Ukrainale lahinguväljal pakub. Ja ime seda, kiire meeldetuletus. Te vaatate sõjasaadet. Kui see on selline ülevaade, mida soovite näha, siis kindlasti tellige kanal, et ei jääks ilma ühestki meie videost. Seega saame aru, et VAMTAC on Ukrainale kasulik, kui tuleb silmitsi seista Venemaa õhuohuga.
Kui kasulik selgub, kui vaatame numbreid lähemalt. Ainult märtsis teatas Ukraina kaitseministeerium, et Venemaa lasi Ukraina territooriumile 6462 drooni ja 138 erinevat tüüpi raketti. Ukraina tegi suurepärast tööd enamiku nende rakettide ja droonide tõkestamisel. 5833 drooni ja 102 raketti hävitati Ukraina tule- ja elektroonilise sõjapidamise süsteemide poolt. Kõigist rünnakutest, mille Venemaa märtsis korraldas, oli 24. märtsi rünnak kõige hirmuäratavam. Sel päeval kattis Ukraina taevast lausa 948 drooni ja 34 raketti. Märts polnud sugugi erand. Ukraina-vastase sissetungi jooksul oleme näinud, kuidas Venemaa on oma drooni- ja raketirünnakuid pööraselt suurendanud. 2025 aasta paistis olevat see aeg, kui Putini õhurünnakute kampaania muutus Ukrainale halvast tõeliselt kohutavaks. 2025 aasta esimese 6 kuu jooksul kasvas Venemaa õhurünnakutes kasutatud laskemoonade arv järk-järgult, keskmiselt 50-100 pealt peaaegu 200-ni. Siis saabus suvi ja drooni- ning raketikampaania muutus palju hullemaks. Mõned ühepäevarünnakud hakkasid juunis lähenema 500 laskemoonani. Alates juulist korraldas Venemaa mitu rünnakut, milles kasutati üle 600 drooni, sealhulgas mitu rünnakut, kus laskemoonade arv ületas 700. Venemaa on oma õhurünnakute kampaaniat hoogustanud. Venemaa toodab rohkem Shahed-tüüpi droone ja peibutisi kui kunagi varem ning ühendab oma tohutud drooniparved rakettidega, püüdes selgelt Ukraina õhutõrjet üle koormata. Just siin muutuvad õhutõrjega varustatud VAMDAKid tõeliselt oluliseks. Nende sõidukite liikuvuse ja tulejõu kombinatsioon võimaldab Ukrainal tugevdada oma õhutõrjevõrku ajal, mil Vladimir Putin näib toetuvat õhurünnakutele, et nõrgestada Ukraina tagalat, et Venemaa saaks lahinguväljal tekitatud kahju ära kasutada. See kõik on lihtne sõjaaegne matemaatika. Mida vähem droone ja rakette tabab Ukraina linnu, taristut ja logistikat tagalas, seda tugevamaks muutub Ukraina kaitse Venemaa maapealsete rünnakute vastu. Ukraina õhutõrje polnud sugugi nõrk juba enne viimase VAMTAKi partii saabumist. Nagu Euroopa Poliitikaanalüüsi Keskus ehk SEPA märkis 13. aprilli artiklis, on Ukraina õhutõrje juba maailma tasemel ja muutub aina paremaks. Tõrjedroonide kasutuselevõtt on olnud ulatuslik. Ukraina suutlikkus tegeleda Venemaa Shahed-tüüpi ründedroonidega on märkimisväärne. Nad on samuti edukalt tegutsenud Venemaa FPV-droonide ja sarnaste mehitamata sõidukite vastu, mistõttu Ukraina väidab, et ainuüksi märtsis tulistati nende uuenduslike relvadega alla 33 000 sihtmärki. SIPA märgib, et Ukraina tõrjemäär on järjest paranenud. 2025 aasta sügisel jõudis mõnel kuul kuni 19% Venemaa droonidest oma sihtmärkideni. Märtsiks oli see number langenud keskmiselt 8%-ni. Ja Ukraina eesmärk on peatada vähemalt 95% Venemaa droonidest ja rakettidest, luues kihilise õhutõrjesüsteemi. VAMTAK, mis on varustatud Rapid Rangeri õhutõrjesüsteemiga, sobib kihilisse lähenemisse ideaalselt. See on lühimaa droonitõrjerelv, mis suudab hävitada Vene droone, mis suudavad vältida Ukraina olemasolevaid püüdureid ja muid kaitsesüsteeme. Kõik taandub sellele, et Ukrainal oleks võimalikult palju valikuid. Ja muidugi see, et Ukraina saab varustada oma 100 uut VAMTAKit terve hulga teiste relvadega, mis muudavad need kasulikuks maismaaoperatsioonidel, avab igasuguseid võimalusi, mis ulatuvad kaugemale pelgalt kaitsest. Rääkides maismaaoperatsioonidest, just seal tulevad mängu suurtükimürsud, mida Ukraina saab Hispaaniast. See laskemoon aitab Ukrainat kahel viisil, tugevdades selle tapalõksu kaitsetaktikat ja aidates läbi viia vastupealetungi. Sellel samal kanalil on palju räägitud Ukraina tapalõksudest. Miilide pikkuselt ulatuvad tapalõksud ühendavad maapealsed kaitsevahendid nagu okastraat, miinid ja tankitõrjekraavid pideva FPV-drooni tohuga, mis lendavad sadade kaupa ringi ja otsivad Vene sõdureid, kes on piisavalt rumalad, et tapalõksudesse sattuda. Loomulikult annab tark Vene komandör, keda selles sõjas enam eriti palju alles pole, oma sõduritele käsu neid tapalõkse nii palju kui võimalik vältida. Ukraina soovibki, et nii juhtuks. Paljud maapinnale paigutatud kaitsevahendid ongi mõeldud selleks, et suunata Vene sõdurid kindlatesse koridoridesse, mis viivad nad lagendikele ja varitsuskohtadesse. Mis edasi saab? Droonid ja suurtükituli hakkavad sadama, rebides Vene vägesid ja soomust halastamatult puruks. Ukrainal on piisavalt droone, et seda strateegiat jätkata. Riigi eesmärk on toota ainuüksi 2026 aastal 7 miljonit drooni. See koos partnerlustega mitme Euroopa riigiga hoiab drooniohu kõrgel Ukraina loodud varitsuskohtades. Ukrainal on vaja nii palju suurtükimürske, kui ta suudab hankida, et muuta oma varitsused võimalikult surmavaks.
Hispaania viimane abipakett suunab abi laskemoona tarneahelasse, mida toetavad ka Tšehhi algatus ja Ukraina enda kodumaine suurtüki tootmine. Siis on veel Ukraina vastu pealetung. Kuna Venemaa kaotas veebruaris juurdepääsu Starlinkile, on Ukraina maaväed alustanud vasturünnakuid riigi lõunaosas, millega on tagasi vallutatud suuri alasid. Aprilli alguseks teatas Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksandr Sõrskõi, et Ukraina on vabastanud 12 asulat ja tagasi vallutanud 480 ruutkilomeetrit ehk umbes 185 ruutmiili territooriumi. Ukraina on selle saavutanud, kasutades ära suhtluskaost hallides tsoonides, mis ulatuvad rindeliinidest kaugemale. Droonide toetusel tegutsevad otsingu- ja hävitusüksused kõrvaldavad Vene imbujad, kelle kontroll vallutatud territooriumil oli niigi nõrk. Mis puudutab Venemaa tugevamaid kaitsepositsioone, siis suurtükivägi võib siin mängida väga suurt rolli. Piisab vaid sellest, kui luuredroon avastab Vene positsiooni, et Ukrainal oleks kogu vajalik info, et korraldada sellele positsioonile ühisrünnak suurtükiväe ja droonidega. Jällegi, selliste rünnakute läbiviimiseks on vaja laskemoona. Hispaania on just selle laskemoona koos Vamtaxiga tarninud ning sellega võib ta aidata Ukrainal Venemaalt rohkem oma territooriumi tagasi vallutada, ajal kui Putin üritab oma luhtuva kevadpealetungiga jätkata. Kõik see ajab Putini marru. Aga Venemaa jaoks seisneb tõeline probleem selles. Hispaania viimane annetus on veel üks märk sellest, et Putini arvukad katsed tekitada lõhesid Ukraina ja tema läänepartnerite vahel on läbi kukkumas. Teised märkmed Fedorovi ja Rooblase kohtumiselt puudutavad mõlema poole pühendumust suurendada kaitsealast koostööd, keskendudes eriti õhutõrjele ja kaugmaamoonale, teatab RBC Ukraina. Mõlemad riigid on seadnud Ukraina õhuruumi kaitsmise prioriteediks ning see tähendab, et Vamtaxid, mis võiksid aidata Ukraina õhutõrjet, ei ole sugugi ainus asi, mida Hispaania plaanib pakkuda. Kas sa mäletad neid 5 Patrioti tõrjeraketti, mida me varem videos mainisime? RBC Ukraina andmetel töötab Hispaania nüüd koos Ukrainaga selle nimel, et tarnida võimalikult palju Patrioti süsteeme ning integreerida erinevat tüüpi relvi, et tugevdada Ukraina kaitsevõimet. Fjodorov lisas, et Pearl-mehhanism, mis loodi selleks, et võimaldada NATO riikidel osta USA's valmistatud relvi Ukrainale, on nende jõupingutuste jaoks ülioluline. Juba enne seda kõike oli Hispaania väga selgelt välja öelnud, et nende arvates on koostöö Ukrainaga parim viis Putini agressiooniga toime tulla. 2025 aasta augustis selgitas Hispaania välisminister José Manuel Albares selle kõik lahti. Parim julgeolekutagatis Ukrainale praeguses olukorras on tugevdada Ukraina armeed, sest just see tagab täna Ukraina turvalisuse, suveräänsuse ja vabaduse. Ja just seda me teemegi, varustame Ukrainat sõjavarustusega, et tagada, et Ukraina armee suudab tagada Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse, kinnitas Albares. Mida ta küll välja ei öelnud, kuid mida tema avaldusest võib järeldada, on see, et Hispaania mõistab, et Ukraina on esimene kaitseliin Venemaa sõjalise jõu vastu, millel on kavatsused laieneda veelgi Euroopasse. Kui Ukraina ebaõnnestub, on NATOl probleem. Ukraina varustamine praegu tähendab, et Venemaa ei saa tungida ülejäänud Euroopasse. Kui liigume edasi. 18. märtsini oli veelgi rohkem tõendeid Ukraina ja Hispaania kasvavate sidemete kohta. Ukraina valis selle kuupäeva, et teatada 5 uue kahepoolse lepingu allkirjastamisest Hispaaniaga, mille kohaselt hakkavad 2 riiki tegema koostööd ühise kaitsetööstuse ja raudteede moderniseerimise vallas ning lisaks ka erinevates finantsküsimustes. Vladimir Putin ei taha näha, et sellised asjad juhtuvad. Tema sissetung pidi põhjustama ülejäänud Euroopas bürokraatliku kaose, samal ajal kui Venemaa tungib läbi Ukraina. Selle asemel on Vladimir Putin suutnud muuta Ukraina tugevamaks nii sõjaliselt kui ka mõjuka geopoliitilise mängijana. Seega on Hispaania viimasel abipakil lahinguväljal suured tagajärjed. Kuid just see sõnum, mis peitub selle metalli taga, teeb Vladimir Putinit kõige rohkem murelikuks. Hispaania on endiselt Ukraina liitlane ja Venemaa ei saa selle vastu midagi teha. Ukraina ja Hispaania süvenevad sidemed on vaid osa palju laiemast koostöö arengust Ukraina ja tema Euroopa partnerite vahel, et võidelda Venemaa agressiooni vastu. Ungaris juhtus just midagi hiiglaslikku. Budapesti löök, mida Putin kunagi ette ei näinud, on just halvanud Vene sõjamasina. Vaid 24 tunniga muutus kogu olukord Euroopas. Tõkked on eemaldatud. Putin on kaotanud kõige võimsama liitlase, kes tal mandril oli. Ja nüüd on Putini sõda läbi. Ukraina hakkab tugevnema moel nagu kunagi varem mitte. Ja selle kõige põhjuseks on üks lihtne asi. Viktor Orban on läinud. Ungaril on uus peaminister. Peter Magyar ja tema Tissa partei andsid Putinile ajaloolise löögi, kui nad võitsid 53% häältest, lõpetades endise Ungari peaministri Viktor Orbani 16-aastase valitsemise.
See võit andis TISA parteile ülivõimsa enamuse Ungari rahvusassamblees, kuna nad said 199 kohast 141. Teisisõnu, Orbáni nõrgenenud partei ei saa midagi teha, et takistada Magyarite TISAt juhtimast Ungarit nii, nagu nad soovivad. Magyar ei raiska aega Orbáni loodud rõhuvate ja autoritaarsete süsteemide lammutamisega. Varsti pärast võitu sai Magyar Ungari presidendilt Tamás Soljokilt lubaduse tuua riigi uue parlamendi moodustamine ette 4. maile. Orbánil on võimul vähem kui 2 nädalat jäänud ning temast on saanud mõjuvõimetu lahkuv juht, kes ootab, et tema piinad lõpetataks. Avalik-õiguslikud tele- ja raadiojaamad, mis Orbánile meele järgi nii kaua Magyarit eirasid, on nüüd täis uue peaministri avaldusi selle kohta, kuidas ta kavatseb määrata erapooletud toimetajad just nendesse uudistesaadetesse, mille Orbán ise enda ülistamiseks lõi. Käiku pannakse ka teisi plaane, et tagada, et keegi Orbáni-laadne ei saaks enam kunagi valitseda. Magyar ütleb, et ta hakkab töötama selle nimel, et kehtestada tulevastele Ungari juhtidele 2 ametiaja piirang, mis takistaks Orbánil uuesti kandideerimast. Magyar on sihikule võtnud ka Fideszi partei, mis on nii kaua hoidnud Ungarit raudses haardes. Minu sõnum Fideszi juhtidele ja nende käsilastele. Pole mõtet nüüd mängida süütut väikest balletitüdrukut ja teeselda, nagu poleks midagi juhtunud, kuulutas Magyar, lisades. Me teame, mida te olete teinud meie armsa kodumaa ja Ungari rahvaga ning ärge kahelge hetkekski, et te lõikate seda, mida olete külvanud. Autoritaarne pärand lammutatakse meie silme all. Šuljok, kellele Magyar ütles otse näkku, et ta on moraalselt sobimatu tegutsema Ungari huvides, kõrvaldatakse peagi ametist. Ungari kavatseb samuti tagasi võtta riigi osalused riigi suurimates nafta- ja farmaatsiaettevõtetes, võttes need ära niinimetatud akadeemiliselt fondilt, mis oli tegelikult loodud pro-Orbáni propaganda levitamiseks. Magyar on end isegi esitlenud juhina, kes seisab Ungari rahva eest, mitte ei asu neist kõrgemal. Väljaanne EU Observer on teatanud, et Magyar on keeldunud asuma Orbáni kabineti Budalossis, kuhu Orbán selle 2018. aastal paigutas. Selle asemel seab Ungari uus juht oma töökoha sisse riigi parlamendi hoonete lähedale. Mis puudutab Orbánit, siis ta on püüdnud kaotuse ees jääda diplomaatiliseks, kuid tegelikult on ta sabajalge vahel, sest nüüd keeldub ta osalemast tema viimasel Euroopa Ülemkogu kohtumisel, mis oleks toimunud 24. aprillil. Demokraatlik laine pühib üle Ungari. Ja kuskil oma paleedest Venemaal on Vladimir Putin raevus. Venemaa presidendi jaoks ei ole Orbáni kaotus lihtsalt järjekordne tüütus Euroopa Liidus või EL-is, mis lisandub kõigile teistele probleemidele, mille Euroopa on Putinile tekitanud tema katsetes lõpetada oma sissetung Ukrainasse. See on katastroof mitmel tasandil, mis võib viia selleni, et Venemaa kaotab oma sõja Ukrainaga, sest suur takistus on nüüd teelt kõrvaldatud. Ukrainas endas tekitab Orbáni kaotus Putinile nii suure probleemi, et ta ei pruugi sellest üle saada. Kuid selle probleemi taga, millest me varsti räägime, on kõige otsesem küsimus, mille Ungari ühine otsus on Putinile põhjustanud. Oluline liitlane on kaotatud. Võib-olla ainus tõeline ja mõjukas liitlane, kes Putinil Euroopa Liidus oli. Alates sellest ajast, kui Putin alustas oma sissetungi Ukrainasse, on ta saanud loota Orbáni juhitud Ungarile, et takistada iga Euroopa Liidu otsust, mis võiks Ukrainat aidata. Putini jaoks oli Orbán sümboolne näide sellest, millist mõjuvõimu Venemaa võib omada kaugel väljaspool oma piire. Ungari ise ei oleks kunagi olnud Putinile eriti tugev liitlane, vähemalt sõjaliselt vaadates. See on väike riik, mille elanikkond on väiksem kui Moskvas elavate inimeste arv. Ungari sõjaväes on vaid 41 600 inimest, mis on nii väike arv, et see on ohtlikult lähedal rohkem kui 35 000 sõdurile, kelle Venemaa kaotas Ukrainas juba ainuüksi märtsis. Sõjalise jõuna ei olnud Ungaril Putinile mingit tegelikku väärtust. Venemaa juhi saamatu strateegia oleks päevadega ära kulutanud kõik sõdurid, keda Ungari oleks saatnud. Aga Putini jaoks ei olnud asi kunagi sõjalises jõus. Ungari oli oluline, sest Orbán esindas Euroopa Liidus kõige valjemat häält, kes järjekindlalt toetas Venemaa juhti. Putin on kasutanud Orbánit marionetina peaaegu sama kaua, kui Ungari lahkuv peaminister oli võimul. Orbán saadeti pidevalt Euroopa Liidu sees bürokraatlike vaidluste abil otsuseid aeglustama. Kui see ei toiminud, kasutas Orbán sageli oma vetoõigust. Putinile oli Orbán tööriist, mida ta sai kasutada aja võitmiseks ja tegelike EL-i otsustajatega kauplemiseks, mis kõik juhtus Ukraina kahjuks. Kunagi ammu oli Orbán mees, kes ütles venelastele, et nad lahkuksid Ungarist. Ta oli mees, kelle võimud valisid kõne pidama Imre Nagy ümbermatmise puhul. See oli sõjajärgne peaminister, kes hukati, kuna juhtis Ungari 1956. aasta revolutsiooni Nõukogude Liidu vastu. Aga kuskil Nõukogude Liidu kokkuvarisemise ja Orbáni võimule tõusu vahel muutusid asjad.
kunagi Vene vallutuse vastane sai Orbanist liitlane. Öeldakse, et võim rikub ja Orbani tõusu Ungari võimutippu saatsid tema väljaütlemised, et ta viib Ungari tagasi nende rahvuslike väärtuste juurde, mis kunagi tegid selle nii suureks. See võis tol ajal kõlada hästi, kuid Orban kujundas oma juhtimisstiili selle järgi, mida ta uskus, et Putin oli Venemaal saavutanud. Putinit eeskujuks võttes muutus Orban Vene juhi etturiks. See sai täiesti selgeks, kui aprilli alguses tuli avalikuks, et Orban oli mitte ainult avaldanud Putinile toetust, vaid teinud seda kõige lömitavamal viisil. Väidetavalt võrdles Orban oma abi hiirega, kes aitab lõvi, viidates seejuures ühele Ungari muinasjutule. See pakkumine tehti 2025 aastal, kui Budapest kandideeris Ukraina sõjaga seotud rahuläbirääkimiste vooru korraldajaks ning see näitab, milliseks Orban oli muutunud. Armetuks juhiks, kelle ainus eesmärk oli teenida Putinit. Ja just sinna Putin Orbanit tahtiski. Aga nüüd, kui Orban on võimult tõugatud, avastab Putin, et hiir oli isegi tähtsam, kui ta ise välja paistis. Kui Orban on läinud, on Putin kaotanud ühe hoova, mida ta sai kasutada Euroopa Liidu ja isegi ühtse Euroopa idee vastu aastaid. Energia on see, mida Venemaa kasutab mõju säilitamiseks Euroopas. Isegi kui EL on aeglaselt püüdnud end vabastada Venemaa naftasõltuvusest, mis on mandrit kammitsemas, Orban seisis sellele vastu. 2025 aasta septembris andis Orban oma välisministrile Peter Szijjartole korralduse väita, et Ungari ei saa kunagi lõpetada raha pumpamist Putini sõjakassasse nafta ostmise kaudu, sest tal pole muid võimalusi. ELi juhid on muutunud fanaatikuteks, väitis Szijjarto. Kui me ei teaks paremini, kõlaks see nagu Putin räägiks läbi Orbani käsilase suu. Samamoodi teatas Orban kiiresti ELile, et ta ei kavatse 2024 aasta avalduses Vene gaasist loobuda. Ungari oli vaid 3 aastat varem sõlminud Gazpromiga 15-aastase lepingu. Jällegi, see kõik oli nagu muusika Putini kõrvadele. Nüüd on see konkreetne hoop saanud kahjustada, kuid pole tingimata kadunud. Me ei tea, kui sõltuv Ungari on tulevikus Vene energiast Magyari juhtimisel. Aga tundub, et Ungari uus peaminister ei hakka Putinile pugema samal vastikust tekitaval moel, nagu tema eelkäija. On veel teinegi hoob, mille Putin kaotas, kui Orban kõrvaldati Ungari kõrgeimalt juhtpositsioonilt. Aga enne kui me selgitame, mis see on, tuletame kiiresti meelde, et te vaatate sõjasaadet. Me teeme videoid, et selgitada, kuidas võimusuhted muutuvad ja millist mõju need muutused avaldavad. Kui sa saad sellest videost uusi teadmisi, siis kindlasti telli meie kanal, et näha rohkem. Teine hoob on see, mida Putin naudib – hirm. Orban kasutas hirmu, et võimule saada. Kunagine liberaalne juht muutus autoritaarseks, sest ta kasutas ära Ungaris valitsenud tingimusi, mis olid soodsad Orbanile omasele natsionalistlikule sõnumile. Kui Orban kandideeris 2010. aastal teiseks ametiajaks peaministrina, 8 aastat pärast oma esimese ametiaja lõppu, mil ta oli suunanud Ungarit EL-i ja NATO liikmeks saamise poole, oli tal rahvale hoopis teistsugune sõnum. Kartke migrantide voolu Euroopasse, kuulutas Orban. Võidelge vastu välismaistele huvidele, kes saavad rahastust välismaalt ja ärge usaldage haritlaskonda. Orban järgis Putini ja paljude varasemate autoritaaride poolt loodud plaani, mis kutsus üles isoleerumisele kasvavas maailmas. Ära usalda kedagi väljaspool Ungarit, karda neid, võitle nende vastu. Ja loomulikult oli Orban see mees, kes pidi seda võitlust juhtima ning kui ta oli end taas võimule tagasi võidelnud, hoolitses ta selle eest, et seda sõnumit võimendada, samal ajal kui ta püüdis eemaldada demokraatlikke struktuure, mis võiksid teda võimult kõrvaldada. See kõik kõlab väga tuttavalt. Putini käsiraamatut järgiti täpselt. Venemaa juhi jaoks oli see hirmusõnum ideaalne, et hoida Ungari rahvast, eriti neid, kes Orbanit ei toetanud, sekkumast Venemaa sepitsustesse Euroopas. Magyari valimisvõit on andnud Putinile märku, et tema hirmupoliitika enam ei toimi, kuna asjad hakkavad muutuma. Selle juurde tuleme varsti tagasi. Esiteks taandub Venemaa vastus sellele, et püütakse teeselda, nagu poleks Ungaris toimunud tegelikult oluline. Kuigi Putini pressiesindaja Dmitri Peskov on hiljem väitnud, et Venemaa ootab Ungari uue peaministriga pragmaatilist dialoogi, oli Venemaa reaktsioon kohe pärast Magyari võitu palju kõnekam. Peskov teatas, et Ungaril ei ole Venemaa silmis enam mingit erilist staatust ning nüüd on ta paigutatud ebasõbralike riikide nimekirja, kus on enamik Euroopa riike. Orban visati samuti bussi alla. Me ei ole kunagi olnud Orbaniga sõbrad, väitis Peskov avalduses, mis on nii absurdne vale, kui olla saab. See, mida me siin näeme, on Kremlis valitsev paanika. Venemaale ei meeldi Ungari enam, kuid ta on valmis rääkima ja Orban ei olnud kunagi sõber ning me ütleme sõna otseses mõttes ükskõik mida, kui arvame, et on võimalus hoida Ungarit enda poolel. See on segane vastus, mis näitab, et Kreml on väga mures tuleviku pärast, nüüd kui Magyar on võimul. Ja Kreml peakski muretsema.
Orbáni langus ei ole suur ainult Euroopa jaoks, vaid see võib potentsiaalselt avaldada sõda lõpetavat mõju Putini kampaaniale Ukraina kukutamiseks. Ja see käib nii. Te võite mäletada, et varem rääkisime, kuidas Putin kasutas sageli Orbánit selleks, et blokeerida Euroopa Liidu otsuseid, mis oleksid Ukrainale kasulikud. Alles mõned kuud tagasi, enne oma valimiskaotust, tegi Orbán just seda ühel kõige kahjulikumal võimalikul viisil. Kuna Ukraina maadleb rahaliste raskustega, kiitis Euroopa Liit heaks 90 miljardi euro ehk umbes 105 miljardi dollari suuruse laenu keerulise mehhanismi kaudu, mis hõlmab Venemaa külmutatud varasid. Vähemalt enamik Euroopa Liidust kiitis selle laenu heaks. Peamine vastuhääletaja oli Orbán. Tema on põhjus, miks ükski sellest rahast pole Ukrainani jõudnud, kuigi laen kiideti juba kuude eest heaks. Nüüd võib esimene osa rahast Ukrainasse jõuda juba mais, kuna Orbán ei ole enam kohal, et laenu vetostada. See on Ukraina jaoks väga oluline, sest see tähendab, et nad saavad lõpuks hakata kulutama suuri summasid kõige olulisematele relvadele, mida neil on vaja Venemaa õhurünnakute vastu kaitsmiseks. Ajalehe The Telegraph andmetel on Patriot õhutõrjeraketid ja Storm Shadow raketid mõlemad Ukraina prioriteetide seas kõrgel kohal. Esimesed võimaldavad Ukrainale end kaitsta Venemaa ballistiliste rakettide ohu eest, samas kui teised annavad Ukrainale rohkem tulejõudu, mida saab kasutada piirialadel, okupeeritud aladel ja Mustal merel. EL-i suursaadikud kohtuvad Brüsselis, kui me seda videot 22. aprillil teeme, et arutada järgmisi samme laenu osas, mida Orbán püüdis blokeerida. Ungari endine peaminister väitis, et ta kirjutab alla alles siis, kui Ukraina seab end ohtu, et taastada Venemaa naftavoog läbi kahjustatud Druzhba torujuhtme. Aga Orbán on nüüd läinud. Seda naftahuuba ei saa Putin enam oma marioneti kaudu kasutada. Laiemas plaanis märgib Atlandi nõukogu, et Orbáni kaotus tähendab tõenäoliselt seda, et Ungari ei seisa enam Ukraina ja nii EL-i kui ka NATO suurema lõimumise teel. Eriti EL-i abiraha voog muutub nüüd palju sujuvamaks, kui Orbán ei ole enam kohal, et igal sammul vastu vaielda. EL ja NATO saavad samuti teha Ukrainaga seotud poliitilisi otsuseid palju kiiremini ning EL-i riigid saavad kokku leppida sanktsioonipakettides ilma, et peaksid Orbáni pideva Putinile pugemise tõttu pidevalt läbirääkimisi pidama. Lisaks sellele kaob ka see vastik sobing, mida oleme näinud Venemaa ja Ungari vahel. Me juba mainisime lõvi ja hiire lugu. Aga see sobing ulatub veelgi sügavamale. 8. aprillil avaldas Reuters, et Shizato oli pakkunud Venemaa välisministrile Sergei Lavrovile võimalust saata talle EL-i sisemisi dokumente Ukraina liitumise kohta EL-iga. Teised lekkinud salvestised on näidanud, et Shizato on samuti Venemaaga samme kooskõlastanud, et otsida võimalusi Venemaa isikutele kehtestatud sanktsioonide leevendamiseks. See on just selline salakaval kulisside taga tegutsemine, mida Putin on aastaid kasutanud, et õõnestada EL-i jõupingutusi Ukraina abistamisel. Need, kes sellised sammud võimalikuks tegid, eemaldatakse nüüd Ungari valitsusest. Ukraina jaoks tähendab see palju raha, mis riiki sisse voolab, vähem viivitusi, mida põhjustavad EL-i sisemised vaidlused ja enam ei pea muretsema selle pärast, et info jõuab Putini kätte Orbáni kaaslaste kaudu. Teisisõnu, Ukraina saab olema tugevam, Venemaa seevastu jääb palju nõrgemaks. Selle kõige juures on mõned mööndused. Kuigi Ungari ei ole enam Putini jaoks kasulik, ei tähenda see, et nad hakkaksid nüüd relvi ja raha Ukrainasse saatma. Ungari on väike riik, kuigi Magyar on avalikult öelnud, me ei saa üheltki riigilt nõuda, et ta loobuks oma territooriumist, mis on Ukrainale hea, kuna temalt oodatakse üha enam, et ta loovutaks osa territooriumist Venemaale rahuleppe nimel. Ei paista, et ta hakkaks Ungarist otse abi andma. Ta välistas selle tegemise juba enne peaministriks saamist ja ei paista, et midagi selles osas muutuks. Magyar ei usu ka, et Ukraina peaks EL-iga liitumisel saama kiirmenetluse, kuigi ta ei paista sellele vastu olevat. Kõigest sellest järeldub, et Ungarist ei saa üleöö Ukraina kindlat liitlast, vähemalt mitte kohe. Samuti püüab see säilitada teatud sidemeid Venemaaga, kuid mitte sellisel määral, et olla Putini jaoks väärtuslik liitlane. Kokkuvõttes on see Ukrainale tohutu positiivne samm, kas või juba seetõttu, et Ungari ei ole enam takistuseks EL-i poliitikale. Kuid võib-olla veelgi suurem on sümboolne mõju, mida Orbáni kaotus avaldab. Putin on püüdnud levitada narratiivi nii kodumaal kui ka Euroopas. Venemaa eliit oli rõõmuga valmis Kremlist tulevat propagandat vastu võtma, et Euroopa pole ühtne. Nad uskusid, et lääs väsib Ukraina toetamises, nagu näitas opositsioon, mis sageli taandus Orbáni kaebustele EL-i poliitika suhtes. Orbán oli üks neist inimestest EL-is, kellele Venemaa eliit sai oma narratiivi rajada. Nüüd, kui teda enam pole, laguneb kogu see lugu koost. Venemaa mõjutuskampaania Euroopas järgib sama teed. See on Putini jaoks vastuvõetamatu, sest kogu tema valitsemine põhineb tema võimel kontrollida ja sundida. Ärge mõistke neid valesti, Venemaa mõjutuskampaaniad ei lõpe niipea. Me nägime, mida Venemaa üritas teha valeinfoga, mida ta levitas Ungaris enne viimaseid valimisi.
Levisid valed väited selle kohta, et Magyar kasutas humanitaarreise salaja abi Ukrainasse toimetamiseks. Samuti levisid kuulujutud omastamisest ja väited, et Magyar taastab ajateenistuse. Need on sellist tüüpi väärinfo levitamise taktikad, mis on Putini hübriidsõja nurgakiviks Euroopas. Ja ta ei kavatse neist loobuda lihtsalt sellepärast, et Orban on läinud. Etturi kaotamine ei tähenda, et vale peab lõppema, kuid see tähendab, et vale on palju nõrgen. Magyari võit Ungaris on lõppkokkuvõttes näide sellest, et demokraatia võib ikkagi võita, isegi Venemaa mõjutuskampaaniate kiuste. Isegi kui keegi nagu Orban on nii palju vaeva näinud meedia kontrollimise ja hirmusõnumite levitamisega, on alati lootust, et opositsioon suudab tõusta ja ohjad enda kätte võtta. Orbanit peeti kunagi peatamatuks, peaministriks, keda ei saanud ametist kõrvaldada, sest tema kontroll oma territooriumil ja kokkumäng Putiniga olid piisavad, et takistada lääne demokraatlikke tavasid. Magyari võit purustab selle narratiivi. Demokraatlik kursiparandus riikides, mida Putin arvas end marionettide kaudu kontrollivat, on võimalik ja see kahjustab Venemaa juhti isegi rohkem, kui Ukrainasse voolab raha või tõsiasi, et EL suudab tema vastu ühtsema rinde esitada. Kõik need saavad olema tegurid sõja lõppemisel, kuid Putini suurim probleem praegu on see, et Orbani kukutamine paljastab tohutu nõrkuse mehhanismis, mida Venemaa on aastaid edukalt kasutanud. Teised riigid, mis on Putini mõjutuskampaania all, näevad, mis just Ungaris juhtus ja need, kes Venemaale vastu seisavad, saavad aru, et kui Ungari suudab seda teha, siis suudavad ka nemad. Mis puudutab Ukrainat, siis nemad võivad oodata tulevikku, kus Euroopa Liidu toetus on stabiilsem ja ühtsem kui kunagi varem. Venemaa jätkab lihtsalt survestamist. Kui Putin üritab toetada ebaõnnestuvat sissetungi Ukrainasse, annab ta käsu droonide väljalaskmiseks. Kõik need droonid ei ole suunatud Ukraina pihta. Paljud neist on sattunud NATO õhuruumi ja see on vaid jäämäe tipp Venemaa hübriidsõja strateegias. Nüüd on Ida-Euroopal mõõt täis saanud. Putin on ületanud andestamatu piiri ja valmistutakse vastasseisuks. Moodustatakse liite, koostatakse plaane ja Putinile saadetakse selge sõnum: lahku Euroopast või sind purustatakse. Ja riik, kes seda sõnumit praegu kõige valjemini edastab, on võib-olla ootamatu: Bulgaaria. 7. märtsil tuli uudis, et Vene droon oli taas rikkunud Euroopa õhuruumi. Seekord oli sihtmärgiks Sofia. Bulgaaria pealinn oli sunnitud ajutiselt sulgema Vassilevski lennujaama pärast seda, kui turvasüsteemid tuvastasid piirkonnas hõljuva drooni. Bulgaaria võimud reageerisid kiiresti, kui lennujuhtimine ja piiripolitsei tegid koostööd lennukite ümbersuunamiseks ja kõigi lennujaamas viibijate turvalisuse tagamiseks. Juhtum oli lühiajaline. Drooni kahjutuks tegemine toimus kiiresti. Ja kuigi Bulgaaria oli ettevaatlik, et mitte avaldada, kust nad arvasid drooni pärinevat ning mõned isegi väitsid, et Iraani droon võis olla jõudnud nende territooriumile, on tegelikult ainult üks tõenäoline süüdlane. Venemaa näib jälle tegutsevat. Ja Bulgaaria ei kavatse seda viimast sissetungi niisama taluda. See teab, et see, mida ta koges märtsi alguses, on vaid hübriidsõja strateegia jäämäe tipp, mis on palju sügavam ja kestnud palju kauem, kui paljud Euroopas tahavad tunnistada. Tegelikkus on see, et Venemaa on Euroopaga juba sõjas, lihtsalt mitte tavapärasel viisil. Bulgaaria on viimane ohver ja me süveneme Venemaa hübriidstrateegiasse põhjalikumalt juba mõne minuti pärast. Enne seda vaatame Bulgaaria vastust. Riik on läinud palju kaugemale kui lihtsalt lennujaama mõneks tunniks sulgemine. Drooni sissetungi järel on Bulgaaria olnud hõivatud liite tugevdamise ja tagala kindlustamisega. Endiselt ettevaatlik võimaliku Iraani sekkumise suhtes on riik teatanud tihedamast koostööst Kreekaga, kes on NATO liitlane ja samuti idarinde riik, mis mõistab väga hästi, kui ohtlik võib olla hübriidsõda. Kreeka paigutab nüüd oma territooriumile F-16 hävitajad ja Patriot õhutõrjesüsteemi, et aidata kaitsta oma põhjanaabri õhuruumi vastuseks Sofiast tulnud otsesele palvele. Bulgaaria on samuti kinnitanud oma toetust Pearli algatusele, mille kaudu EL ja NATO liikmesriigid saavad osta relvi Ameerika Ühendriikidest, et anda need Ukrainale oma territooriumi kaitsmiseks Venemaa vastu. Siin näeme riiki, mis on šoki tõttu tegutsema hakanud ja just siin muutub nende vastus tõeliselt tõsiseks. Lisaks oma pühendumuse kinnitamisele Pearli algatusele on Bulgaaria saatnud Putinile selge sõnumi, et tema hübriidsõja taktikad ei hirmuta Bulgaariat mitte ainult, vaid sunnivad hoopis vastama viisil, mis on täielik vastand sellele, mida Putin soovib saavutada. Kaugel sellest, et paanikasse sattuda või taanduda, on Bulgaaria sõlminud Ukrainaga 10-aastase kaitseleppe. 30. märtsil välja kuulutatud leppe kohaselt hakkab Bulgaaria, mida Le Monde iseloomustab kui suurt relvatootjat, tegema Ukrainaga koostööd droonide ja mitmete teiste relvatüüpide tootmisel.
See avab ukse ühiseks tootmiseks nii Bulgaaria kui ka Ukraina territooriumil, on Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatanud ning lepingu kestus on mõeldud selleks, et mõlemad riigid saaksid oma lähenemist täielikult süstematiseerida. See võib tõepoolest nii olla, kuid 10-aastane leping on ka signaal Putinile, et Bulgaaria usub, et Ukraina jääb suveräänseks riigiks ka pikaajaliselt. Selleks peab Venemaa Ukrainas kaotama. Putin jälgib, kuidas endine Nõukogude Liidu liige on tema hübriidsõja strateegiale vastanud sellega, et tugevdab sidemeid just selle riigiga, kellest Venemaa tahab, et Bulgaaria eemale hoiaks. Kaitsetööstusettevõtete vahel hakatakse looma partnerlussuhteid. Bulgaaria ja Ukraina koostöö hakkab toimuma valitsuse tasandil. Venemaa ja tema liitlased arvasid, et drooni saatmine Sofiasse tekitab lõhesid ja hirmutab. Ainus, milles Putin on edukas olnud, on uue ja tugevama Venemaa vastase liidu tekkimise katalüsaatoriks olemine. Praegu vajab Euroopa just sellist liitu. NATO vajab seda samuti. Drooni lendamine Sofia kohal on vaid üks paljudest näidetest, kuidas Venemaa on Euroopaga sõjas. Euroopa Poliitikaanalüüsi Keskus ehk CEPA ütles 31. märtsi raportis, et kogu Euroopas toimuv on varisõda, millel näib puuduvat lõpp. Euroopa ei ole enam pelgalt tunnistaja Ukraina sõjale ja Venemaa agressiooniaktidele, seisab raportis. Sellest on saanud sihipärase varikampaania sihtmärk, kus Venemaa püüab lammutada Euroopa struktuuri ja külvata kaost nende riikide sees, mida ta peab suurimaks ohuks Putini soovile luua uus Vene impeeriumi versioon. Raketid ei lenda ja Vene väed ei tungi ülejäänud Euroopasse, nii nagu Ukrainas. Sabotaaž, jälgimine, küberkuritegevus ja õhuruumi rikkumised on selle varisõja relvad. Ja see on võitlus, mida Venemaa on pidanud vähemalt alates 2022 aastast ning mille tegelikkusele peab Euroopa silmad avama. Selle varisõja järjepidev eskaleerimine muudab Venemaa tegevuse üksikutest taktikavõtetest ühtseks strateegiaks. Venemaa kasutab ära tüüpilisi Euroopa heidutusmudeleid, mis SIPA sõnul eeldavad, et vastane kaalub riske ja kohandab oma tegevust otsese vastusena tõenäolisele karistusele, mida talle määratakse. Venemaa ei ole sellist tüüpi vastane. Vene luure- ja julgeolekuteenistusi premeeritakse initsiatiivi, mitte vaoshoituse eest. Operatsioonid ei pea saavutama konkreetseid strateegilisi eesmärke, et neid õigustada. Piisab vaid sellest, et näidatakse tegutsemist, märgib SIPA. See on probleem kogu Euroopale. Venemaa süsteem premeerib eskaleerimist ja Euroopa heidutusmeetod ei karista seda eskaleerimist piisavalt, et panna Venemaad peatuma. Sellest sõjalise poliitika lahknevusest on kujunenud ühepoolne, mittetraditsiooniline sõda, milles Euroopa on kaotajaks pooleks. Bulgaaria teab seda. See on just näinud näidet Venemaa strateegias Sofias ning reageerib, tugevdades oma piire õhuohtude vastu ja sõlmides Ukrainaga kokkuleppeid, mis lõppkokkuvõttes tugevdavad traditsioonilist rindejoont, mis Euroopal on Putini agressiooni vastu. Kuid Venemaa jaoks jaguneb tema varisõda 4 rünnaku kategooriasse, millest kõik on pärast Putini Ukraina sissetungi sagenenud. Need kategooriad on lihtsad: käsilased ja infiltreerumine, veealused ja energiarünnakud, õhuruumi sissetungid ning küberoperatsioonid. Kokku moodustavad need Venemaa varisõja odad ning drooni sissetung Bulgaariasse on vaid jäämäe tipp, mida Euroopa peab kiiresti sulatama hakkama. Alustame käsilaste ja infiltreerumistaktikatega. Otse kogu Euroopa nina all on Venemaa rajanud suure käsilaste ja kuritegelike ettevõtete võrgustiku, mis tegutseb Euroopa riikide territooriumil. Süütamine, sabotaaž, hirmutamine ja jälgimine on nende käsilaste rühmade valitud relvad ning need on olnud väga tõhusad. Kasutades sisuliselt kolmandaid osapooli, saab Venemaa väita, et tal puudub teadmine juhtumitest, mis juhuslikult teenivad tema huve, muutes seeläbi mainitud Euroopa heidutusmudeli täiesti mõttetuks. Kuidas saad heidutada vaenlast, kes ei tegutse traditsiooniliste reeglite järgi? Selle käsilaste kasutamise ja infiltreerumise taktika näiteid on rohkem, kui jõuab kokku lugeda. Chatham House ütleb, et Ühendkuningriigis on nüüd juhtumeid, kus inimesed töötavad väidetavalt Vene luure heaks. Saksamaa on vahistanud isikuid kahtlustatuna Venemaa nimel rünnakute kavandamises. Rootsis toimunud rongirööbastelt mahasõitude laine kandis selgelt Venemaa jälgi. Ja Eestis, mis on kogu NATO Venemaa vastase idakilbi võtmeriik, märgivad julgeolekuteenistused, et Venemaa heaks tegutsejad teevad intensiivseid jõupingutusi kohalike elanike värbamiseks oma eesmärkide nimel, tõenäoliselt selleks, et luua jõud, mis oleks võimeline valitsust ründama. See on Venemaa katse kurnata Euroopat kui tervikut. Käsilaste, infiltraatorite ja reeturite poolt korraldatud sabotaaž on mõeldud tekitama lõhesid ja segadust riikides, mis on sihtmärgiks võetud. Ja see töötab sageli. Praegu on Bulgaarias pro-russlik rühmitus, kes mõistab hukka lepingu, mille riik just Ukrainaga sõlmis. Bulgaarias on pro-Kremli parteisid, kes tõenäoliselt kasutavad seda lepingut platvormina enne 19. aprillil toimuvaid parlamendivalimisi.
Vladimir Putini sepitsused on selged ja just selline lõhestamine on põhjus, miks 2024 aastal kasvas Venemaa sabotaažioperatsioonide arv Euroopas 4-kordseks. Rääkides sabotaažist, on Venemaa suunanud oma tähelepanu mõnele kõige olulisemale veealusele taristule, mis hoiab Euroopat töös. See on varisõja 4-osalisest plaanist teine osa. Ja just selliseid asju me käsitleme sõjasaates. Sellepärast me neid videoid teemegi, et selgitada, kuidas võin tegelikult liigub. Kui sellest, mida vaatad, on sulle kasu, siis kindlasti telli meie kanal. SIPA märgib, et allveekaablid ja muu energiataristu, mida Venemaa on kogu Euroopas sihikule võtnud, on haavatavad, kuna need on nii tsiviil- kui ka sõjaväelise elu jaoks üliolulised. Venemaa ei kasuta Euroopas sama lähenemist nagu Ukrainas. Rakettide ja droonidega ei rünnata elektrijaamu. Venemaa lähenemine on palju salakavalam, sest ta püüab ära kasutada Euroopa kaitses olevaid mere- ja ookeanilünki, et kahjustada kommunikatsiooni ja tekitada segadust sõjalistes struktuurides üle kogu Euroopa. Laevad, mõnikord Venemaale kuuluvad ja teinekord näiliselt süütud tsiviillaevad, jäävad vahele, kui nad viibivad Euroopa toimimiseks oluliste ulatuslike allveekaablite võrgustike läheduses. 2025 aasta 7. aprilliks on ainuüksi Soome lahes viimase 18 kuu jooksul toimunud vähemalt 2 allveesabotaaži juhtumit. NATO idatiib oli taas sihtmärgiks. Läänemeri on olnud veelgi suurem sihtmärk. Ajavahemikus 2022 kuni 25. aprillini on selles meres toimunud 6 kahtlustatavat sabotaaži juhtumit ning alates 2023 aastast on teadaolevalt katkestatud või muul viisil kahjustatud 11 veealust kaablit, teatab Politico. Nagu ka oma käsilaste kasutamise ja infiltreerimismeetoditega tehakse seda kõike nii, et Venemaal oleks võimalik kõike usutavalt eitada. Kõik, eriti Ida-Euroopas, teavad, kes nende veealuste sabotaažiaktide taga on. Kuid ilma vaieldamatu tõendita ja kuna Venemaa teab täpselt, kui kaugele võib minna enne, kui ületab piiri tavapäraste sõjategevuste juurde, ei saa olla tõelist vastulööki. Venemaa leiab Euroopa allveekaablite impeeriumis suhtlus- ja energiavaldkonna nõrkusi ning provotseerib ja kombib piire ka õhus. Droon, mis sisenes Sofia õhuruumi, on vaid üks paljudest näidetest, kus näib, et Vene vahendid sisenevad NATO riikide õhuruumi, et tekitada kaost. Sageli on neil sissetungidel ajastus, mis viitab sellele, et Putin üritab aktiivselt NATO karu ärritada, tõenäoliselt seetõttu, et ta on kindel, et Venemaa territooriumi vastu ei järgne koheseid vastumeetmeid. Võtame näiteks operatsiooni Idavalvur väljakuulutamise 12. septembril 2025. See operatsioon kuulutati välja pärast Venemaa drooni sissetungi Poolasse, kuid vähem kui 24 tundi pärast operatsiooni väljakuulutamist sisenes Vene droon Rumeenia õhuruumi. Ja vähem kui nädal hiljem lendas 3 Vene MiG-31 hävitajat Eesti õhuruumi ning viibisid seal 12 minutit, eirates teadlikult kõiki teabenõudeid, kuni NATO pidi omaenda hävitajad õhku tõstma, et Vene lennukid idatiivalt minema saata. Sellest ajast alates oleme näinud Valgevene ilmapalle lendamas üle Leedu. Vene droonid on tunginud USA baaside territooriumile Eestis ja palju muud. Ainuüksi 2025 aastal testisid Vene õhuvahendid NATO õhuruumi 18 korral, teatab Conversation. See oli 3 korda rohkem rikkumisi, kui 2024 aastal registreeriti ning see viimane droon Bulgaaria õhuruumis näib viitavat, et Putin ei kavatse niipea loobuda Venemaa varisõja strateegia 3. osast. Miks ta peakski? Venemaa pääseb enamasti kõigega sellest puhtalt, vähemalt nii arvab Putin. Lõpuks on veel küberoperatsioonid. Vene küberrünnakud on arenenud. Kui varem sihiti üldisel tasemel infotehnoloogiat, siis nüüd on keskendutud rohkem taristusüsteemidele nagu energiavõrgud ja transpordivõrgustikud. Valeinformatsioon on samuti Venemaa jaoks küberrindel oluline tööriist. Ujutades sotsiaalmeedia üle botide ja libakontodega suudab Venemaa manipuleerida ühe peamise infokanaliga, mida paljud kasutavad, mõjutades valimisi ja suunates avalikku arvamust väljaspool oma territooriumi. Irooniline on see, et Venemaa piirab oma riigis avatud interneti kasutamist, samal ajal kui ta kasutab seda sama vabadust Putini päevakorra levitamiseks mujal. King's College London toob esile, kui laialdased need kübertegevused on. See ütleb, et ajavahemikus november 2023 kuni november 2024 registreeriti 505 välise info manipulatsiooni ja sekkumise juhtumit. Need juhtumid hõlmasid 25 platvormi olid suunatud 90 riigi vastu, kaasasid 322 organisatsiooni, hõlmasid 38 000 kanalit ja viisid 68 000 sisuühiku tootmiseni. Ukraina, Saksamaa, Prantsusmaa ja Moldova olid ühed enim sihitud riigid ning need sotsiaalmeedias põhinevad operatsioonid näitavad meile, et Venemaa küberöda ei seisne ainult süsteemide sulgemises, see on ka arvamuste mõjutamine.
Jällegi tuleb esile see sõna, lõhestamine. Oma küberkampaaniate kaudu saab Venemaa oma sihtmärke otseselt kahjustada ja luua sellist polariseeritud poliitilist õhkkonda, nagu me praegu näeme näiteks USAs ja Ühendkuningriigis. Euroopa püüab selles vallas vastu astuda. 2025 aasta detsembris teatas Euroopa Ülemkogu 2 üksuse ja 12 isiku sanktsioneerimisest, kes olid seotud info manipuleerimise ja küberrünnakutega. Olulised sammud jah, kuid need ei ole kaugeltki piisavad, et peatada Venemaa küberrünnakuid. Ja see ongi Euroopa suur probleem. Kui Venemaa peab oma varisõda, siis paljud Euroopas kas ei tea, mis tulemas on, või kirjeldavad varisõda valesti, nähes seda millegi muuna, kui see tegelikult on. Paljudes Euroopa riikides käsitletakse Venemaa toime pandud sabotaaži ja küberkuritegusid sageli kriminaalõiguse ja tsiviilse õiguskaitse raames. Kaablite sabotaaži käsitletakse sageli kui merendusõnnetuste tagajärge. Putin teab seda kõike, mistõttu Venemaal õnnestuki hübriidrindel nii palju läbi minna. Seda, mida Venemaa teeb, ei käsitleta korduvate sõjategevustena. Need on kuriteod, mille eest Venemaa väidab, et teda ei saa vastutusele võtta ja midagi ei saa selle vastu ette võtta. Isegi sõjalisel rindel võiks väita, et EL ja NATO pole teinud piisavalt, et Venemaad peatada. Euromaidan Press teatab, et Bruno Kahl, kes oli Saksamaa föderaalse luureteenistuse juht, ennustab, et Venemaa võib 2020. aastate lõpuks rünnata mõnda NATO riiki. Teised, sealhulgas Karsten Breuer, kes on Saksamaa sõjaväe kindralinspektor, on teinud sarnaseid väiteid. Euroopas kõlavad järjest hoiatused, et traditsiooniline heidutus ei toimi. Ometi ei ole Euroopa endiselt valmis, et varjusõda muutuks tavapäraseks sõjaks. Euromaidan Pressi andmetel ei pruugi Euroopa olla valmis enne aastat 2035, parimal juhul 5 aasta pärast, kuigi paljud NATO kindralid hoiatavad, et Venemaa võib rünnakule asuda. Vähemalt osa Euroopast ei ole valmis. Mandri idatiival hakkame nägema ettevalmistuste hoogustumist. Bulgaaria on selleks ideaalne näide. See otsib abi Kreekalt ja Ukrainalt, et aidata tal võidelda vältimatu Venemaa ohuga. RFU Newsi andmetel teevad sama ka mitmed teised Euroopa riigid. Ukraina on juba üle 4 aasta end suurepäraselt kaitsnud sellise kampaania vastu, mida Putin võib plaanida Euroopas läbi viia. Ukrainal on nüüd tugevam kaitsetööstuslik baas, mis on välja arendanud mitmesuguseid droonivastaseid tehnoloogiaid, nagu näiteks püüdurdroonid ja elektroonilise sõjapidamise võimekused. Nüüd hakkab Bulgaaria neist tehnoloogiatest kasu saama. Samuti Taani, Soome ja Läti, kes kõik on sõlminud Ukrainaga partnerluslepingud algatuse Ehita Ukraina heaks raames. Me hakkame nägema Ukraina oskusteabe integreerimist Ida-Euroopasse. See võibki olla täiuslik vastus Putini varisõjale. Lähenemine, mis pidi lõhestama, hakkab hoopis looma ühtsust Euroopas, vähemalt Ida- ja Põhjamaades, mis on ideaalne vastus kõigele sellele, mida Venemaa teeb. Sõjaks valmistumine on juba paljudes idapoolsetes piirkondades hästi käimas. Bulgaaria alles nüüd mõistab Venemaa ohtu ja hakkab valmistuma. Lätis moodustatakse NATO lahingugrupp, mille tuumikuks on Saksa brigaad ja see saab valmis 2027 aastaks. Poola on tõusnud üheks tugevamaks Euroopa riigiks. 2025 aastal kulutas ta 4,5% oma sisemajanduse koguproduktist kaitsele, mis on kõrgeim protsent kõigist NATO liikmetest. Ja 54% selle kaitsekulutustest läheb relvade ehitamiseks, mitte palkade ja kulude katteks. Kõik 3 Balti riiki, Leedu, Läti ja Eesti, on nagu Poolagi palju investeerinud piiride kaitsmisse. See, mida me siin näeme, on seemnete külvamine Ida-Euroopas. Kui paljud mandril kõhklevad ja venitavad, justkui oleksid nad pidevalt ebakindlad, kuidas reageerida varisõjale. Isegi kui kindralid hoiatavad, et Venemaa valmistub edasi minema, siis Bulgaaria, Poola ja Balti riigid valmistuvad selleks, mis nende arvates on tulemas. Sinna võid lisada ka Kreeka. Bulgaaria toetub ju oma naabrile kaitseks. Koostöö nende riikide ja Ukraina vahel on kõigi aegade kõrgeimal tasemel. Kaitsed rajatakse ja varisõja poolt käivitatud häirekelladele pööratakse tähelepanu. Ida-Euroopa ühineb Ukrainaga. Ja see annab Putinile teada, et tema peetav varisõda ei hirmuta neid. Nad valmistuvad võitluseks ja töötavad koos Ukrainaga, olles valmis purustama Venemaa juhi ja tema impeeriumi ambitsioonid. Muidugi eeldab see kõik, et Venemaal on üldse veel armee, millega muuta oma varisõda tavapäraseks sõjaks. See pole sugugi kindel, sest 10 000 Putini sõdurid saavad Ukrainas surma. Euroopa sõjaline maastik areneb meie silme all. Kogu mandril suurendavad paljud riigid oma kaitsekulutusi, investeerivad uuenduslikku uude varustusse ja valmistuvad sõjavõimaluseks. Nad on näinud Venemaa jõhkrat agressiooni Ukrainas ning tahavad olla valmis reageerima, kui Vladimir Putin otsustab rünnata kusagil mujal. Kuna Poola on üks NATO riikidest, mis asub käimasolevale konfliktile kõige lähemal, on ta olnud ettevalmistustes üks kõige aktiivsemaid.
Poola koondab seda, mida mõned eksperdid nimetavad Euroopa kõige võimsamaks tankiarmeeks ning toob Vladimir Putini kõige hullemad õudusunenäod ellu otse Venemaa ukse ees. Sõjalised eksperdid portaalist Army Recognition viisid hiljuti läbi põhjaliku hinnangu Euroopa tankiparkide kohta. Nad vaatasid üle, kui palju tanke igal riigil praegu on ning arvestasid ka tulevaste tellimustega, mis peaksid saabuma lähiaastatel. Samuti uuriti, millised tankitüübid on täna kogu mandril kõige populaarsemad ning millised tankipargid suudaksid kõige paremini vastu pidada võimalikule Venemaa sissetungile. Nende uurimistöö paljastas huvitavaid trende ja tõestas üsna veenvalt, et Poola ei tee nalja oma sõjaväe moderniseerimise ja piiride kaitsmisega. Vaatame andmeid lähemalt. Ajalooliselt on üks lihtsamaid viise kahe või enama riigi tankipargi tugevuse võrdlemiseks lihtsalt vaadata, kui suured nende tankipargid on. Rohkem tanke ei tähenda alati suuremat jõudu, kuid kindlasti on abiks, kui sul on kasutada paarisada tanki, mitte vaid mõnikümmend. Ja puhtalt arvude poolest ei ole Poola küll päris tipus, kuid on sellele kindlasti väga lähedal. Army Recognition andmetel juhib Türgi, kellel on hinnanguliselt kokku 2381 tanki. Kreeka on edetabelis teisel kohal muljetavaldava 1385 tankiga. Võrdluseks tasub märkida, et USA-l on hinnanguliselt praegu umbes 2640 tanki, samas kui Hiina juhib maailma edetabelit umbes 4700 tankiga. Venemaal on praegu hinnanguliselt 3460 töökorras tanki ning umbes 2100 vanemat tanki veel ladudes, millest enamik pärineb Nõukogude Liidu ajast. Viimaste andmete kohaselt on Poola Euroopas 3. kohal, omades veidi alla 900 tanki. Siiski on Poolal juba käimas täiendavad hangetegevused, mille tulemusena peaks nende tankipark kasvama 1800 kuni 1900 masinani. See tähendaks, et Poola armee mööduks Kreekast ja oleks kaugel ees peaaegu kõigist teistest Euroopa riikidest. Saksamaal näiteks, mis samuti teeb pärast aastakümnete pikkust stagnatsiooni oma sõjaväes suuri uuendusi, on kokku vaid 313 tanki. Ja sarnane lugu on ka teistes suurtes Lääne-Euroopa riikides. Prantsusmaal on näiteks umbes 200 tanki, samas kui Ühendkuningriigil on veidi rohkem, 213 ja Hispaanial umbes 274. Need tankipargid võivad tunduda peaaegu piinlikult väikesed, kui võrrelda neid Hiina, Venemaa ja Ameerika Ühendriikide tuhandete tankidega. Kuid nagu sõjaväeeksperdid märgivad, ei ole tänapäevaste tankiparkide puhul oluline ainult kogus, vaid ka kvaliteet. Näiteks selline riik nagu Venemaa paistab tõesti omavat peaaegu ületamatult suurt tankiväge, kui vaadata ainult numbreid. Aga kui süveneda detailidesse ja vaadata, milliseid tanke Venemaa kasutab, siis paljud neist on tänapäeva standardite järgi vanad ja aegunud, puuduvad olulised omadused ja kaasaegsed tehnoloogiad, mis eristavad maailma parimaid tanke ülejäänutest. Aruanne toob näiteks välja, et suur osa Venemaa tankipargist koosneb nüüd vanadest mudelitest, nagu nõukogudeaegsed T-55T, T-62T, vanemad T-72 variandid ja T-80T, lisaks uuematele mudelitele nagu T-90. Mõned neist tankidest pärinevad mitme aastakümne tagant. Näiteks T-55 võeti kasutusele vahetult pärast teist maailmasõda ja sellel on tänapäeva lahinguväljadel peaaegu olematu tähtsus. Sarnast võib öelda ka T-62 ja mõnede teiste Venemaa põhilahtingutankide ehk MBT-de kohta. Tulejuhtimissüsteemide, elujõulisuse, digitaalse integreerituse ja teiste tõeliselt oluliste näitajate poolest on need tankid Euroopa, Aasia ja Põhja-Ameerika parimatest mudelitest sõna otseses mõttes valgusaastate kaugusel. Nii et isegi kui Moskva suudab endiselt suuri tankihulki välja panna, ei tähenda see enam kaugeltki nii palju kui varem. Sest tõeliselt tugeva tankiväe omamine ei tähenda tänapäeval ainult mitme tuhande või koguni kümnete tuhandete tankidega tankiparki. Oluline on, et sellel oleksid tipptasemel võimekused. Oluline on, et tankid suudaksid tänapäevases lahinguruumis tõesti hakkama saada, omades kõrgeimat ellujäämisvõimet, lahinguvalmidust ja digitaalset integreeritust, et nad saaksid koguda ja jagada andmeid teiste süsteemide ja üksustega, aidates strateegiaid kujundada ning pakkudes seda üliolulist taktikalist eelist lahingukuumuses. Euroopa sõjalised juhid mõistavad seda ilmselgelt. Seetõttu võivad nende tankipargid küll paberil väikesed tunduda, kuid tegelikult on need palju tugevamad, kui esmapilgul paistab. Saksamaa tankipark koosneb näiteks ainult Leopard 2 tankidest ning seal on kokku 313 masinat. Paljud eksperdid üle kogu maailma peavad Leopard 2 tanki üheks, kui mitte parimaks tänapäeval eksisteerivaks tankiks, peamiselt tänu selle peaaegu laitmatule disainile, mis pakub ideaalset tasakaalu tulejõu, liikuvuse ja meeskonna kaitse vahel.
maailmas on väga vähe tanke, mis suudavad Leopard 2-ga isegi ligilähedaselt võistelda. Selle 1500 hobujõuline diiselmootor võimaldab saavutada tippkiiruseks 70 km tunnis ehk 43 miili tunnis. Lisaks võimaldavad selle täiustatud optika ja 120 mm sileraudne kahur tabada sihtmärke täpselt kuni 5 kilomeetrit ehk 3,1 miili kaugusel, isegi liikumise pealt. See tank kasutab ka modulaarset mitmekihilist soomust, mida pidevalt täiustatakse ja arendatakse. Samuti tipptasemel tulejuhtimissüsteemi, termopildistamist ja digitaalset lahinguvälja juhtimistehnoloogiat. Prantsusmaal on samuti väike, kuid võimas tankipark, millel on 200 oma Leclerc'i tanki, sealhulgas 51 ühikut, mis on uuendatud uusimale ja parimale XLR standardile. Kuigi Leclerc ei pruugi olla maailma parimate lahingutankide edetabelite tipus, on see siiski muljetavaldav soomusmasin, millega ükskõik millisel vaenlasel tuleb arvestada. See on kuulus oma erakordse liikuvuse, kõrgtehnoloogiliste tulejuhtimissüsteemide ja kiirelt töötava automaatlaadija poolest. See on üks 21. sajandi kõige kiiremini reageerivaid lääne tanke, varustatud modulaarse soomusega, mis võimaldab hõlpsaid välitingimustes remonte, uuendusi ja hooldust päris lahinguolukordades. Suurbritannias on olukord sarnane. Briti armeel on 213 Challenger 2 tanki ja liigub kindlalt järgmise põlvkonna Challenger 3 standardi suunas. See toob kaasa uue ja täiustatud põhikahuri, tugevama soomuse ja arenenumad juhtimissüsteemid, viies riigi tankipargi vastavusse paljude teiste kaasaegsete riikidega. Kogu Euroopas võib näha sama mustrit. Paljudel riikidel on küll väikesed, kuid siiski tugevad jõud, mis sobivad hästi nende konkreetsetele vajadustele. Hispaanial on näiteks 219 Leopard 2E tanki ja 55 Leopard 2A4 tanki, moodustades tasakaalustatud ja tulevikku vaatava soomusjõu. Itaalial on 150 omaenda C1 Ariete tanki, kuid nad töötavad selle nimel, et oma tankiparki moodsamate variantidega uuendada. Holland, mis pärast aastaid iseseisva tankipargita tegutsemist ja integreerumist ühiselt Saksa-Hollandi Leopard 2 üksusesse, mis loodi 2015 ühindal aastal, viigub nüüd omaenda soomusvõimekuse taastamise suunas, ostes 46 uut Leopard 2 A8 tanki. Rootsil on samal ajal 110 STRV 122 tanki, mida peetakse üldiselt tänapäeval teenistuses olevate Leopard 2 variantide seas parimate hulka kuuluvateks. Vaatamata oma ajalooliselt neutraalsele staatusele on Šveits samuti palju investeerinud Leopard 2 tankidesse, omades 134 ühikut, mis on spetsiaalselt kohandatud vastavalt nende riiklikele standarditele. Põhjamaades on Soomel veel 200 Leopard 2 tanki, millest osa on 2A4 ja osa 2A6 variandid, samal ajal kui Taanil ja Norralt on väiksemad jõud vastavalt 44 Leopard 2A7V ja 36 Leopard 2A4 tankiga. Portugalil on 34 Leopard 2 A6 tanki, samas kui Austrial on 53 Leopard 2 A4 mudelit. Kesk-Euroopas on Ungaril 110 Leopard 2 varianti ja Nõukogude T-72 tankid Tšehhil, 58 Leopard 2 A4 tanki ja uuendatud T-72D. Ja Slovakkia, kellel on väike, kuid tasakaalustatud tankipark, mis koosneb taas Leopard 2 A4 tankidest ja Vene T-72-dest. Mida kaugemale ida poole me läheme, seda rohkem T-72-sid ja teisi Nõukogude ajastu tanke hakkame nägema. Rumeenial on näiteks arvestatav tankipark, kokku 377 tanki, kuid see koosneb peamiselt üsna vanadest variantidest, nagu T-55AM, TR-85 ja TR-85M1. Serbias on samuti 229 tanki, sealhulgas 195 M84D, 30 T-72D ja väikepartii M84 AS1-id. Kuigi mõned neist tankiparkidest on märgatavalt väiksemad või nõrgemad kui teised, peegeldavad paljud neist oma riikide vajadusi ja sõjalisi ambitsioone üsna hästi. Näiteks Ühendkuningriik, mis on saareriik, ei vaja tingimata tuhandeid tanke, mis lihtsalt maapinnal seisavad, kuid neil on siiski korralik hulk tipptasemel mudeleid, mis on vajadusel kohe kasutusvalmis. Poola vajadused on aga väga erinevad. Asudes otse Ukraina kõrval, peab ta olema valmis tegelema samasuguse sissetungiga, nagu Kiiev koges 2022 aastal. Tal peab olema piisavalt tugev maismaavägi, et tulla toime sadade Vene tankide ja soomukitega, lisaks 10 000 sõduritega, kes tema piire ületavad. Ja sellises olukorras ei piisa lihtsalt paarisajast tankist koosnevast väikesest tankipargist. Õnneks teeb Poola kõik õiged sammud, et valmistuda halvimaks stsenaariumiks. Aga enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, siis just sellepärast me teemegi saadet The Military Show, et selgitada, kuidas võim tegelikult toimib. Kui oled siin uus, vajuta telli, et sa ei jääks järgmisest ilma. Nüüd, Poola ei panusta oma tankipargis ei ainult kvaliteedile ega ainult kvantiteedile. Poola panustab mõlemale.
Poola soovib, et tema tankipark koosneks mitte ainult kõige uuematest ja moodsamatest mudelitest, vaid tahab ka kindlustada, et tema jõud oleks piisavalt suur, et tekitada vaenlaste südames hirmu. Poola tahab jõudu, millel oleks tegelik võimalus minna vastamisi nende tuhandete Vene tankidega, mis on endiselt teenistuses, ning veel tuhandetega, mis on peidetud Nõukogude ladudesse. Ja Poola on juba hästi teel selle visiooni elluviimise poole. Praegu on Poola tankipark juba üks parimaid kogu mandril. See hõlmab mitte ühte, mitte kahte, vaid 3 maailma parimat tanki. K2 Black Panther Lõuna-Koreast, M1A2 Abrams Ameerika Ühendriikidest ja Leopard 2 Saksamaalt. Kokku saab Varssavi kasutada 180 K2 Black Pantherit, 117 M1A2 Abramsit ning veel 116 veidi vanemat, kuid endiselt suurepärast M1A1 Abramsi mudelit. Ja 202 Leopard 2 tanki neist 105 on 2 A5 varianti ja 97 on 2 PL varianti. Poolal on ka 205 PT91 tanki ning väike, kuid siiski märkimisväärne valik 46 T72 tanki. See pole sugugi halb jõud, kuid Poola sihib palju kõrgemale. Poola hankimas veel 1000 K2 ja K2 PL tanki mitme miljardilise tehingu raames. Võrduseks, K2 peetakse üldiselt kõige arenenumaks olemasolevaks tankiks. See paistab silma peaaegu kõigis olulistes näitajates. Näiteks liikuvuse poolest seab K2 standardi, millega paljud teised tankid ei suuda võistelda. See kasutab oma sisse ehitatud vedrustusüksust, mis võimaldab tal ebatasasel maastikul hõlpsasti liikuda. See sobib ideaalselt Korea poolsaare künklikele maastikele ja teistele sarnastele piirkondadele üle maailma. Ka tulejõu poolest on K2 ülimuslik, olles varustatud 120 mm L55 siledaraudse kahuriga ja automaatlaadijaga, mis võimaldab tulistada kuni 15 lasku minutis isegi liikumise ajal. Ja tänu oma maailmatasemel radaritele ja anduritele pole K2 mitte ainult võimas, vaid ka äärmiselt täpne, tabades sihtmärki peaaegu iga kord. Tank suudab tulistada ka Lõuna-Korea ülalt ründavat nutimoona ehk KS-TAM-2-id, mis võivad lennata kõrgel trajektooril nagu suurtükimürsud, et tabada vaenlase tankide ja soomukite sageli õhemaid ja nõrgemaid ülaosasid ülalt poolt. Tänu sellele pole vahet, millise lahingutankiga K2 kokku puutub. Tal on peaaegu alati eelis igas üks-ühele lahingus. K2 tehnoloogia on samuti järgmisel tasemel. Tõepoolest, seda kirjeldatakse sageli kui liikuvat superarvutit, millel on ühed kõige arenenumad lahinguvälja juhtimistehnoloogiad, mis kunagi leiutatud. See võimaldab sujuvat integreerimist ja andmejagamist ümbritsevate üksustega, nagu droonid, lennukid ja maapealsed meeskonnad. Muidugi, kogu see tehnoloogia ja tulejõud ei tähendaks suurt midagi, kui K2 ei suudaks pihta saades vastu pidada. Õnneks on see ka üks vastupidavamaid tanke üldse, kasutades komposiitsoomust, plahvatusohtlikku reaktiivsoomust ja softkill aktiivkaitsesüsteemi, et taluda otseseid tabamusi, käsitulirelvade tuld ja isegi tõrjuda lähenevaid rakette. Lisaks kõigele sellele on K2 kergem ja liikuvam kui tema lähimad konkurendid Leopard 2 ja M1 Abrams. Nii et see pole mitte ainult tugev, vastupidav ja tehnoloogiliselt ülekaalukas, vaid ka üllatavalt kiire. Ja kui Poola plaanid teoks saavad, on neil tõenäoliselt rohkem neid tanke kui ühelgi teisel riigil, kokku peaaegu 2000 tanki. Veelgi enam, esimesed partiid on juba kohale jõudnud, andes Poola tankimeeskondadele aega ja võimalust hakata õppima K2 süsteeme ning omandama selle paljusid põnevaid tehnoloogiaid. Mida rohkem aega möödub, seda osavamaks need meeskonnad muutuvad. Pole siis ime, et Army Recognition ja teised sõjalised analüütikurühmad nimetavad Poolat kõhklematult kõige ulatuslikumaks soomusmoderniseerimise ettevõtmiseks, mis täna Euroopas käimas on. Ükski teine riik ei küündi ligilähedalegi. Kui Poola oma laienemise lõpetab, ületab ta tankide arvu poolest Kreeka ja jõuab Türgile lähemale. Aga mis veelgi olulisem, Poolal on siis jõud, mis on palju kaasaegsem kui kummalgi neist riikidest ja suurem kui kõigil suurematel Lääne-Euroopa riikidel kokku. See saab olema ülim tankipark, mis ühendab endas massi, tööstusliku toe ja täieliku liitlasriikide koostalitlusvõime. See viimane osa on võib-olla kõige olulisem ja võib-olla just see üks asi, mis Venemaad kõige rohkem hirmutab. Sest nagu Army Recognition märgib, kui me vaatame erinevaid tankiparke, mis Euroopas tekivad ja moderniseeruvad, saab üks asi selgeks. Samad mudelid ilmuvad ikka ja jälle. Paljud riigid on investeerinud näiteks Leopard 2, samuti Abramsisse ja mõned on avaldanud huvi järgida Poola eeskuju ning osta ka mõned K2T.
Isegi Ida-Euroopa riigid ja endised Nõukogude Liidu vabariigid, kes elasid aastaid oma vanade T-72D ja sarnaste mudelite varude peal, liiguvad nüüd neist tankidest eemale ja valivad lääne alternatiive. See on Euroopa kui ühise jõu ja NATO liidu jaoks väga oluline. Kui terve manner kasutab ühiseid või väga sarnaseid tipptasemel platvorme, on neil palju lihtsam koos töötada, üksteist aidata, oma jõude ühendada ja vägesid kõrvuti paigutada, ilma et peaks muretsema ühilduvusprobleemide või lihtsalt üksteisele jalgu jäämise pärast. Varem, kui kõik need riigid kasutasid täiesti erinevaid tanke, oleks neil olnud palju raskem päriselt lahingusituatsioonis koos tegutseda. Kuid see, mis kunagi oli, vananevate rahvuslike tankiparkide lapitekk, igal oma iseärasused ja omadused, on kiiresti muutumas selleks, mida Army Recognition kirjeldab kui ühtset, kõrgtehnoloogilist Euroopa soomusjõudu, mis on võimeline kestvateks kõrge intensiivsusega operatsioonideks. Raport toob samuti esile, et kuigi Lääne-Euroopa riikidel on ajalooliselt olnud kõige tugevamad majandused ja seetõttu ka kõige rohkem raha oma sõjavägedele kulutada, liigub jõudude tasakaal Euroopas tegelikult ida poole, riikide suunas, mis asuvad Venemaale kõige lähemal. Just neid riike näevad Putin ja tema Kremli kaaslased oma otseste ohtude ja võimalike tulevaste sissetungide või erioperatsioonide sihtmärkidena. Poola on neist peamine. Aastaid on liikunud kuulujutte ja sosinaid Putini võimalikest plaanidest tungida läbi Ukraina või kasutada oma kontrolli Valgevene üle, et alustada rünnakut Poola vastu. Balti riikide äralõikamine, maismaaühenduse loomine Venemaalt Kaliningradi enklaavi ja lõpuks NATO tugevuse proovilepanek. Poola saab sellest aru. Poola teab, et kui Venemaa kavatseb jätkata sõjalisi tegevusi väljaspool Ukrainat, siis satub Varssavi selle sihikule. Just sellepärast võtab Poola kõik vajalikud meetmed oma vägede tugevdamiseks, vanade süsteemide asendamiseks, tankipargi suurendamiseks ja parimate tankide ostmiseks, mida raha eest saab. Ja Poola ei keskendu ainult tankidele. Ta on ka oma kaitse-eelarvet märkimisväärselt suurendanud, peaaegu 5%-ni, olles selles osas kogu Euroopa liider. Samal ajal suurendab Poola ka oma vägede arvu, koolitab tsiviilisikuid kaitse- ja meditsiinialastes oskustes, tugevdab oma küberjulgeoleku strateegiaid ning rajab oma idapiirile erakordse kindlustuste süsteemi, niinimetatud idakilbi, mis hõlmab uusi punkreid, tankitõkkeid ja droonivastaseid süsteeme, et tulla toime kõigega, mida Venemaa võiks neile reaalselt vastu saata. Kuigi paljud teised Euroopa riigid teevad samuti suurepärast tööd oma sõjavägede moderniseerimisel ja parandamisel, on just Poola see, kes näitab kõigist parimat eeskuju. Kassaja targu saab sellest idatiiva keskne jõud, mis ta peabki olema, heidutusjõud, mis seisab Vladimir Putini ja tema võimalike tulevaste vallutuskampaaniate vahel. Telliskivi müür, Kremli sõjamasina ja NATO liidu vahel. Ja see muutub siit edasi ainult tugevamaks. Nüüd saate sellest videost rohkem teada, kuidas võiks välja näha hüpoteetiline sõda Venemaa ja Poola vahel, kus uuritakse, kuidas need kaks jõudu omavahel võrreldavad on ja milline võiks olla laiem vastus, kui Venemaa julgeks Varssavi poole marssida. Teise võimalusena, kui soovite värsket ülevaadet olukorrast Ukrainas, vaadake seda videot, mis käsitleb, kuidas Kiievi strateegilised droonirünnakud on sütitanud sädemed, mis võivad lõpuks viia Venemaa majanduse plahvatuseni. Ja lõpuks, kui soovite veelgi rohkem sisukaid analüüse ja faktipõhist sõjalist kajastust nagu see, siis kindlasti tellige juba täna The Military Show kanal.